ma ei hakka bluusitist ära võtma või peaksin või? Olgu, teeme siis niimoodi. Teeme siis niimoodi praegu. Kasutame hetkel mulaaži. I need all the wins, yeah. Ain't no else, gotta get it, no call to quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming way hard against. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. No nii, tere Andrei. Tere. Andrei, viimases episoodis. Head naistepäeva sulle. Alustuseks, jaa. Head naistepäeva, Andrei. Viimases episoodis me rääkisime tegelikult ka sellest, et naised ja oli meil valentinipäev. Me rääkisime, kuidas me saatsime kaarte ja nii edasi ja nii edasi. Et me kuidagi soojendasime. Jaa. Ja siis nüüd me olemegi siin. Täna on naistepäev, sõbrad. Ja Andrei ütles, et Robin, et nüüd oleks aeg sulle leida naine. Ja siis ma hakkasin tegelikult selle peale... Liiga kaua on see asi kestnud. Ja siis ma hakkasin Andrei selle peale mõtlema, et ma ei ole kunagi on nagu mõelnud selle peale, et mul oleks nagu vaja kedagi. Hästi palju mõtlevad, et ma nagu melanhoolselt otsitakse ja proovitakse leida, et mul on vaja olla kellegagi koos. Sa oled see, mis see tüüp ütles eelmise episoodis, sa oled see Sigma või? Seda ütles väga vale inimene. Ärme isegi nagu tsiteerisin teda, selles mõttes, et jätame selle mängust välja. Nüüd sa oled otsustanud, et oleks vaja või sa tahaksid võtta naist ja nüüd sa vist on sul siuke tunne, et tahaks nagu midagi õppida või? Ma annaks sellele võimaluse üle pika aja, et võiks anda nagu võimaluse sellele. Ja tead, tegelikult sõber, mul on sulle head uudised. Nimelt. Ma leidsin selle naise ikkagist. Mulle? Jaa. Kes leidsid mulle juba naise? Ma leidsin sulle naise, kes õpetaks sulle, kuidas ikkagist naistega käituda tuleks, kuidas neid tuleks rahuldada, kuidas ükskõik, mis sul pähe tuleb. Eks ma leidsin sulle naise. Kes ütleb mulle, et ma ei oska praegu mitte midagi teha? Ei. Okay. Ei, tegelikult sa oskad. Ma olen... Ta on näinud. Sõbrad, ta on näinud. Andrei, sa oled näinud. Oh, sorry. Mul läks seda hästi. Ja sa oled olnud ka, mis seal salata, aga operaator. Mis on ikka, no? Jah. Ma leidsin sulle naise ja kusjuures sinul on round 1 temaga, minul on round 2. Ma olen see teise raundi mees. Sa ei ole. Ma tegelikult ei ole. Sa ei ole. Aga temaga mul on täna teine round ja sõbrad, mul on väga-väga hea meel ikkagist tutvustada vapustavat ja imelist naist nimega Epp Kärsin. Epp, tule palun meile siia. Aplaus. Stuudiopublik. No tere, Epp. Tere, Epp. Tervist, Norman. Tere. Ja ma alustaks kohe sellest, et head naistepäeva sulle ja meil on muidugi sulle väike kingitus ka. Ja siis senikaua, kui Andrei otsib kingitust, ma tahan öelda, Epp, sa näed suurepärane välja. Aitäh. Meiepoolne kingitus tuleb siit. Lilled ja väike kommikarp. Nii et palun. Ilusat naistepäeva, Epp. Ma ei hakka siit läbi juhtmete praegu tulema, ma kallistan sind pärast. Sest muidu on meil siin võivad tulla jälle tehnilised viperused, nagu meil alati on kombeks. See käib iga episoodiga kaasas. Epp, kuidas sul läheb? Väga töiselt. Väga töiselt. Sa tulid siia ka ju kuskilt joostes lausa. Jaa, mul oli hommikul kõigepealt kella 11-12 oli ühe ettevõtte koolitus, kus ma rääkisin ettevõtte, seal pea 100 inimest oli nagu laivis kuulamas, et kui tähtis on naiselikkus, seksuaalsus, head suhted. Ja siis ma tulin nüüd otse Esse saatest, veel oli saatelindistus ja nüüd ma olen Andrei teie juures. Sa just olid eelmine nädal või? Jah, aga siis ma olin lihtsalt nagu külaliseks, aga nüüd ma olin kohe saates osaleja. Aha, okei. Andrei, mul nagu sind jäi kõrvus, et kas tõesti nagu ettevõtted liiguvad selles suunas, et nad annavad oma töötajatele võimaluse. Wow. Ei no, ülilahe. Ei no, mis mõttes? Ilmselgelt me eelmise selles oma podcastis ka kunagi me Epuga rääkisime, see on see, et ikkagist, kui ikkagist töötajad on seksuaalselt rahuldatud, siis nad teevad su firma jaoks nagu normaalset tööd ka. Nad ei ole viilima kuskil, nad ei ole tusased, nad ei ole kõik see. Nii et see on väga high IQ. See on tõesti high IQ move. Yeah. Pole midagi teha. Ma vaatasin, et sul on siin videomees ka kaasas. Mis sellega nüüd toimub siin? Noormees Arbo
Nemad teevad Andres Maimikuga dokumentaalfilmi minust. Ahah. Ja peale minu osaleb veel selles filmis veel 2 naist. Ahah. Millest see täpsemalt siis räägib? Eesti naisest. Milline on tänapäevane Eesti naine? Okei. Ja mis, ehk siis teil on seal 3 tükki igast on mingi erinev... Iga üks esindab sellist oma valdkonda ja oma eripära. Aha. Nii et ühel hetkel peaks jõudma ka kinolevisse. Jälgige reklaami. Ja kus faasis, mul on esiteks hea meel, et me saame isegi siit nagu osa olla. Ma loodan, et me jõuame ma loodan, et me jõuame Final Cuti ka, aga mis faasis see siis praegu nagu sinu osa just on? Me veetsime ühe nädalavahetuse romantilise Arboga koos Saaremaal, et on esimene filmimine pikem on toimunud ja nüüd siis sellised väiksemad, lühemad sutsakad. Aha. Me oleme need lühemad sutsakad. Teise raundi mehed. Andrei, ma tahaks, et enne, kui me siit natuke edasi liigume, siis ma tahaksin, et sa ütleksid, räägiksid vaatajatele ja tuletaksid Epule meelde, kuidas ta sind tutvustas tema koolitusel, mida käisid kunagi. Ei, selles ma tahtsin tegelikult seda öelda, et kohe siin, kui Epp tuli, siis kohe see õhkkond on kohe teine, kohe selline hästi seksikust täis, hästi mõnus on tegelikult see sinu ümbruses olla, aga siis kui ma jõudsin sinu koolitusele, siis Meresuuspa. Meresuuspaas on ju, siis ma jõuan sinna, ma olin siis, jah, see oli eelmine aasta oli vist. 2 aastat tagasi. Niimoodi juba või? Wow, okei. Ühesõnaga siis 2 aastat tagasi ja siis tegelikult seal, või nii palju, kui ma sealt nägin, siis enamasti käivad ikkagi sellised 30+ paarid. Ja mina olen seal 24 on ju, juba varakult harin ennast on ju. Ja siis ma istun seal ja vaata, ma olen põhimõtteliselt ainuke, kes on alla 30. Ja siis Epp hakkab rääkima ja Epp hakkas rääkima meie sellest podcastist ka, vaata. Ja siis midagi mainis, siis ta vaatas seda podcasti, nii palju vaatamisi oli, ta nagu minu peale midagi nagu ei näita. Siis ma mingi okei, äge. Ja siis ta küsib ka, et kes teist seda podcasti vaatas? Ja siis lihtsalt mingi 90% tõstavad käe üles. Ta oli kõige populaarsem tänu sellele podcastile, mehed on hakanud ennast pesema. Varem ei pesnud ennast. Sellepärast, et need, kes pesevad. No ütle see, ma arvan, et sa kasutad, ma arvan, igal koolitusel, see on väga hea lause. Ja, et missugustel meestel võetakse Tallinn-Tartu maantee peal suhu? Need, kes peale WC-s käimist ennast pesevad ja sellega on väga lahe järjelugu. Mu sõbranna elab Pärnus, kõik teavad, et Kaire, mu sõbranna läks autot hooldusesse viima ja töömees tuleb traksidega vastu, võtab võtmed kätte ja ütleb, et kuule, mul on Kaire üks jutt, ole hea, ütle oma sõbrannale edasi, et meil siin Tallinn-Pärnu maantee peal ei toimu mitte midagi, siis peseb ja ära pese keegi suhu võtta. Andaki neile. Tallinn-Pärnu maantele küll siia lähen. Aga ühesõnaga, minu siis selle koolituse kogemuse jätkuks siis see oli see, et see oli teine päev ja teisel päeval siis mehed nagu saavad nagu eraldi, naised saavad eraldi siis seal mudida ja teha asju. Ja siis ühesõnaga Epp siis pani meile ette sellise mulaaž on siis on ju, mis on tegelikult täna meil kaasas ka, võib-olla me teeme siin mingeid asju, praktiseerime natuke. Aga ühesõnaga see mulaaž on ju. Ja siis me seal oligi meil nagu õpetuse järgi hakkame seal nagu mingi tegema asju. Ja siis oli üks hetk jälle, kus oli juba jõudnud sinna faasi, kus näpud olid nagu juba sees on ju. Ja siis sa seal nagu niimoodi teed ja siis sa nagu samal ajal mudid rinda on ju. Ja teine käsi on niimoodi. Ja siis Epp hakkab jälle podcastist rääkima ja räägi midagi ja siis ta mingi, aga Andrei on ka siin ja siis näitab minu peale, et Andrei, näed, tere, tutvusta ennast, ma mingi. Sul olid samal ajal samal ajal mingi 40+ mehed on kõik nagu ümber laua niimoodi kõik ja siis ma vaatan, miks te niimoodi otsa, ma olen mingi tere. Aga Andrei, see on väga populaarne podcast, nii et seda on nii palju kuulatud. On küll kusjuures ja mis seal praegu eile vaatasin oli 143 000 lausa. See on väga palju. Mis on päris hästi olen. Väga hea. Tegelikult ma mõtlesin ise selle peale, kui me siin üleeile valmistasime ette, et mida me võiksime sinuga rääkida ja me vaatasime uuesti selle podcasti läbi. Teemasid on ikka palju, mis sinuga rääkida on. Küsimusi on nagu selles mõttes, me mõtlesime, et kui me Andreiga tegid juba sellise nagu natukene seksi teemalisel ära, et me kindlasti seksi asja ära me ei saa ära jätta seda selles mõttes, et meil on palju vaatajaid, kes huvituvad sellest kõigest. Aga me tahaksime võib-olla natuke küsida ka selle kohta, et millised on just need suhted, mida inimesed tänasel päeval loovad endale, et kuidas saada aru üldse, et kas sa oled
õnnelik enda suhtes, kas sa üldse nagu tunned ennast hästi selles suhtes, kas see teine inimene on reaalselt päriselt just sulle mõeldud, et see on nagu, me tahame nagu liikuda selles suunas ka natukene, et võib-olla sul on nii palju kogemust ja asju, kas elust enesest, et sa näed või tead meile rääkida? Jaa, suhted tegelikult viimasel 2 aastal seoses selle koroonaga ja seda, et väga paljud paarid on olnud 24/7 ninapidi koos. Väga paljud on lahku läinud, lahku minemas ja on ka neid paare, kellele see koroona vastupidi tõi hästi palju sügavust suhtesse juurde. Kui keegi on täna vallaline, eks ju, ma sain aru, et sina otsid endale naist, siis mida Robin võiks tegema? hästi oluline on see, et sul oleks tegelikult selge ettekujutus, millist naist sa soovid, päris ausalt. Kas sa oled nagu võtnud paberi ja pastaka reaalselt kirjutanud üles, et missugused punktid on sinu jaoks olulised, missugused põhiväärtused, missugune mõttemaailm, missugune hingeline pool, missugune vaimne pool, missugune materiaalne pool. Ja veel lisaks see, et ära mitte kunagi mine lati alt, pigem ole üksinda, kui sitas suhtes päris ausalt. Vabandust, ma muidu ei ropenda, aga selliseid poolkõvasid suhteid, seal ei ole mõtet olla. Ehk selle naise maitse peab meeldima, suudlemine. Ta peab oskama suudelda nii, et see sind sütitaks ja sina teda. Tema välimus, tema atraktiivsus, tema olek, tema kõnemaneer. Seal on nii palju tahke, nii et kui sa mõtled, et no ma ei tea, 1, 2, 3 asi, no pisiasjad, et pole olulised, siis just need väikesed pisiasjad saavad hiljem saatuslikuks. Nii et kindlasti on sinu jaoks olemas üks kõige ägedam naine, kes lennutab sind täiesti paradiisi. Kas oled endale välja kirjutanud? Ma just tahtsingi sinna tegelikult jõuda, et ei ole Epp ja vaata meie seltskonnas või nagu üldse tänapäeva noorte seas kõlab selline väljend nagu ma olen nagu buumer, jah. Ma ei lapsega. Sa ei tea mitte midagi või? Kellegi type beat, ehk siis nagu justkui sinu maitse. Et mul muidugi absoluutselt, igal ühel on meil nagu mingid oma maitsed olemas, et kas siis kellegi jaoks on pruunid silmad, tumedad juuksed või blond pea ja sinised silmad. Aga sellega ei saa asi piirduda, eks ole, et kui sa vaatad lihtsalt, et oi, seal on üks tumeda peaga pruunide silmadega tüdruk, et see on nagu minulik, nii kui teeb suu lahti on ja kõik. Ja intellektuaalne tasand kindlasti, et teil oleks selline nagu klapp, sest kui saavad kokku 2 tarka inimest intellektuaalselt ja ütleme, seks ei ole päris võib-olla kõige, siis te saate läbi rääkimiste jõuda sinna kohta, kus teil mõlemal on hea. Aga kui rääkida ainult puhtalt seksist, aga intellektuaalselt ei sobi, siis varem või hiljem on see suhe õhtul. Aga nagu ma ütlen näiteks, ma võib-olla ei räägi iseendast, võib-olla, aga kui nagu määravad, kui määravad või kui tähtsad on just sellised pisiasjad välimuse poole pealt. Et kui sa vaatad nagu inimesele peale, et ta on tõesti minu tüüp, kõik on just olemas, aga ütleme nii, et mingid asjad, mingid detailid kuskilt ei sobi, kas see on nagu põhjus, kui te muu asjadega kõikidega klapite? Ma ütlen veel kord, need pisiasjad hakkavad sind häirima sinu jaoks. On olemas inimene, kes meeldib kõikidel tasanditel, tema keha, tema hääl, tema lõhn, tema varbad, tema küüned, tema küüneplaadid, tema kõrvad, tema kael, tema rinnad, tema tuharad. Ta peab olema nagu täiskomplekt sinu jaoks. Sest kui sa ei saa seda täiskomplekti, siis varem või hiljem sul on ikkagi midagi puudu. Nii et ärge minge kunagi sellisesse kohta, mis ei ole tegelikult nagu päris. See ongi vaata, et kui sa võib-olla alguses kohe nagu ei olegi nagu tähele pannud vaata neid asju. Aga siis näiteks oligi mingi koroona aeg, vaata istudki nagu kogu aeg ninapidi koos. Siis hakkadki neid kõiki just neid samusid nagu detaile tähele panema, et võib-olla ta jätab nagu mingid asju nii või tegi niimoodi või ütles nii või ma ei tea, mis iganes. Et see lõpuks hakkabki häirima ja siis sa lihtsalt see nagu tekib mingi plokk ette vaata. Ja kindlasti. Ja teiseks on ka, et ole hästi aus nagu, et kui sa saad tuttud mingi naisega, siis ütledki, et ma näiteks, mida sa siis soovid, kas sa tahad püsisuhet või sa tahad seksisuhet. Mehed jätavad nagu sellise asja nagu aususelt rääkimata. Ta on väga äge naine, aga sa tunned ära, et ta ei ole nagu päris see, kellega hakata koos elama. Siis ütlegi, et sa meeldid mulle, aga ma tunnen, et see suhe jääb nagu sellisesse tasandisse, et näiteks, et sinul ei ole täna kaaslast, minul ei ole täna kaaslast, et võib-olla see on ainult nagu seksisuhe. Aga sa pead olema aus, mitte niimoodi, et sa mängid temaga mingit mängu ja tegelikult sa ise juba tead, et ta ei ole nagu see, aga ma ei tea, ma käin ja olen temaga siis nii kaua, kui tuleb keegi parem.
pigem ole algusest peale aus, sest on ka naisi, kes ütlevad, aga ma ei taha endale püsisuhet. Ma tahangi omale partnerit, kellega mul oleks lihtsalt seksisuhe. Ja see on ausus, olge ausad teineteise vastu. Kuidas sa, su koolitustel on tegelikult vähemalt selle, kui me sinuga vestlesime, siis oli ikka päris, ma ei tea, mitu inimest siis nüüd läbi käinud on, kas 20 000 täis juba? Üle 23 000, ma arvan, et see hakkab juba lähenema sinna 24 peale juba, et ma ju töötan iga päev. Ja kui me nüüd poolteist aastat tagasi vestlesime, siis oli kas 16 000 või mingi selline, eks jällegist aitäh sulle, et sa meid kõiki koolitad, aga kuidas sa tunned, et seal sinu koolitustel, kas käivad lihtsalt paarid niimoodi, et nad ala nagu tahaksid enda suhet kuskile edasi viia, või siis käivad just rohkem need, kellel on suhtes või siis abielus on mingid probleemid, et kus see tasakaal nagu... Pigem jõuab minu juurde ikkagi rohkem neid inimesi, kellel on suhe hästi. Vähem jõuab neid inimesi, kellel on keeruline suhe, sellepärast, et selleks, et suhet päästa, mõlemad pooled peavad soovima. Ütleme, et üks tuleb koolitusele, teine ei tule, ta ei näe nagu mingit võimalust, et seda suhet parandada. Siis pigem tuleks sellest suhtest nagu lahti lasta, mitte lihtsalt nagu seal vinduda. Üks naine ütles, et oli 23 aastat abielust, et ta lihtsalt vindus viimased 10 aastat. Ja ta oli grupis ka kõige vanem, ütles nendele noortele, kes seal olid, et teate, et kui te tunnete, et 1 aastat see ei sobi teine, 3, 4, 5 aastast, no siis ongi juba kõik. Ära raiska oma elu. Ja nüüd ütleski, et nad on lahku läinud mehega, mehel on uus kaaslane, temal on uus kaaslane ja elu on ägedam ja parem kui kunagi eales varem. Et ta tegi selle switchi. Jaa, ta tegi selle switchi just sellepärast, et me ei pea kannatama, suhe peab olema nagu kas või see, et sa mõtled oma peast, millist suhet ma soovin. Mina soovin, et suhtes on õnnelikkus, kergus, rõõm, see ei ole mingi äng, see ei ole mingi tohutu selline metsik hambad ristis koos olemine. Suhe peab olema nagu nii kerge ja nii lihtne, et mul on tunne, et just kui ma olen vaba, aga tegelikult ma olen suhtes. Kõige hullem suhe on see, kus ma tunnen, et ma olen ahistatud. Mind ei usaldata, mind ei kontrollita, pidev on mingi emotsionaalne terror, vaimne terror, no milleks? Ainult ebakindlad mehed ja naised on armukadedad. Kui sina oled ise nagu nii äge, siis miks peaks sinu partner kõrvalt võtma? Ta teab, millega ta riskib, ta jääb lihtsalt sellest heast ilma. Ja see ongi, et iga mees ja naine peaks ise endasse suhtuma, et ma olengi kõige ägedam ja ta reaalselt ka tegeleb sellega, mitte ta ei puhka kuskil loorberitele, et ärge muutugi igavateks. Pidevalt nagu uued väljundid, uued ägedad mingisugused kogemused, nihutage enda piire naudingute osas. Kui tähtis ma tean, et väga paljud noored, kuna ma teen ka noorte koolitusi, et koolides ei ole täna sellist seksuaalharidust, mida mina jagan, siis noored ongi öelnud, et nad kuulevad minu käest, et tüdrukuna, et aga minu keha ongi minu tempel, et ma võingi öelda ei või et näed, et nii kahju, et ma seksisin hoopis kuskil purjus peaga, et kui ma oleksin teadnud neid ja neid asju, siis ma oleksin osanud palju rohkem ennast hoida. Ja need suhted, mida täna luuakse, ma nii tahaksin, et noored oleksid teadlikud, et nad lihtsalt ei koperdaks kuidagi suhtesse või et nad lähevad lihtsalt selle pärast, et teistel kõigil on ja minul ei ole. Või et ma ei ole kellegiga veel maganud, aga näed, kõik teised on ja et kas mul on viga midagi. See on väga aus point. Meil oli esmaspäeval, eile siis tuli podcasti osa välja, kus samamoodi oli üks seal samas saates, kus sa esse saates ka käisid, üks Habemega noormees rääkis, et kuidas 3 kuud on liiga pikk aeg olla, et kui sa ei ole veel seksinud, siis 3 kuud on liiga pikk aeg, et kindlasti peaks selles ajaaknas peaks kindlasti ära tegema, mida varem, seda parem. Et saad aru, et see inimene sobib, aga emotsionaalse tasandile sa ei jõuagi veel, sa ei pruugi ja kogeda. Ja eriti noorelt ka vaata mõtle ala mingi, kuuled sellised asjad telekas, et mingi 3 kuud on liiga vähe, vaata. Ma olin ka mõtlen, et ma olin 16, kui ma nagu süütuse kaotsin ja siis ma ka, kui ma läksin suhtesse, ma olin mingisugune, muidugi sa mõtled selle peale, kutin eriti oled 16, sa ega siin mingi hetk võtavadki mingid muud elundid üle, aga ikkagi sa nagu saad aru, et kui sa oled kellega koos, sa ei hakka nagu survestama, sa ei hakka mingid, et davai, teeme nüüd. Eks ma ootasin rahulikult, kuni ma ei tea, tüdruk oli ise valmis ja siis me tegime ja siis me mõlemad kaotasime süütuse, nii ongi. Absoluutselt. Mul alles hiljuti eelmine nädal helistas üks 19-aastane tüdruk. Et ta kirjutas mulle kõigepealt Instagrami, hästi palju kirjutatakse mulle Instagrami ja ma võimalikult palju siis ka alati vastan ja siis ma alati ka pigem annan neile oma numbri, et nad helistaksid, siis need jutud on lihtsalt nagu liiga pikad, et hakata seda kirjutama. Sa ei ole nagu Robin, kes lihtsalt paneb südame ja siis jätab kõik riigile. Ei ole, jah. Võta õppest, palun. Vasta inimestele. Sorry, ma segan mulle lihtsalt, kui suured inimesed kirjutasid, et kuule, et Robin paneb mulle südameid, vaata. Ma panen selle like'i.
ja siis teema oli see, et ta on olnud viimased 4 aastat suhtes või 3-4 aastat suhtes ja ta ei ole saanud oma noormega mitte ühtegi orgasmi. Ja siis mina küsin tema käest, et aga kui pikk on eelmäng? Siis ta küsib mu käest, aga mis asi on eelmäng? Ja ma küsin nagu päriselt. Ma sain ka kirjeldada, et mis on sinu jaoks eelmäng. Ta ei osanud kirjeldada. Kui tähtis on eelmäng, et naine tuleks peast südame tasandile. Kui tähtis on suudlemine, kui noormees suudleb tüdrukuga, see süljes olev testesteroon, see valmistab juba naise ette nagu see iha, mis hakkab kasvama, on ju. Kallistamine, rinnad, et me peaksime võimalikult pikalt ja kaua üldsegi enda pruuti kõigepealt silitama, paitama, kui see, et ma võtan sülge, panen vahele ja otspidi sisse, on ju. No see lihtsalt ei sobi. Ja paljud naised ei saagi orgasmi, öeldakse, et nagu 80% teesklevad, eks ju, 10% öeldakse, et üldse ei saa. Ma tahan vastu vaielda. Minul endal on olnud ka suhteid naistega ja kes on nüüd nii, eks ju. Et mulle meeldivad nii naised kui mehed, et seal nagu mingit vahet ei ole. Aga lihtsalt see on oluline, et kui üks naine puudutab naist ja samamoodi koolitatud mees, Andrei, nii nagu sina. Ma olen väga koolitatud. Robin, sina veel ole. Siis sina puudutad ka tegelikult naist nii, nagu naine seda oskab nagu tõesti kõige imelisemal moel üldsegi ette kujutada. Kõige tähtsam on rahulikkus. Kõige tähtsam on see, et me võtame aega, et me ei kiirusta. Ja kui oluline on see, et ka sisenemine, et kas me seksime silmad kinni või silmad avatud, kas me teeme kiiresti nagu pornofilmis või me oleme 100% kohal. Ja kohalolek on see, mis annab tegelikult sellesse sügavuse, mis annab mehele tunda neid sisemisi võimsaid orgasme, mis annab naisele tunda neid sügavaid võimsaid orgasme. Ja kõige suurem võlu selle juures ongi see, et seksuaalsus on niivõrd võimas, on niivõrd avar, anna ainult võimalus, lage ei ole olemas. Mida rohkem me seksime, seda rohkem meil on parem kontakt oma kehaga ja mängige rollimänge ja üllatage teineteist ja nagu tehke kõik, mis teil pähe tuleb. Mul Andrei tekkis siuke küsimus, me enne siis panime ka Instagrami nende selle küsimuste boksi, kus sinu käest küsida. Epp räägib väga emotsionaalselt, sõbrad, ja ma elan siin nagu räägilt kaasa, oi, pane Epp, räägi veel, ma tahan veel. Me ei pea siin vahepeal nagu siigi segama. Nagu räägib siis Epp rääkis mitu teemat järjest, mille kohta ka teie küsisite. Hästi palju teemasid. Armukadedus ja siin oli mingisugune... Võib-olla tuleme tagasi korraks. Ma tahtsin korra noorte just, et hästi palju küsisid, et just noorte selle seksuaal siis õpingute kohta, et kuidas nagu siis... Tegelikult, mis ma tahtsin küsida oli see, et kas sinu poole võib-olla ei ole nagu koolid pöördunud, tavai, teeme nüüd mingisuguse nagu päris sexual education nagu tunni ja sa teed nüüd meile kava või kas sa ole mingi, ma ei tea, kuskil kõrgemate vendadega rääkinud, et teeme nüüd reaalselt noortele sellise tunni? Ma olen hästi tänulik sellest, Andrei, sulle tegelikult, et tänu sulle üldse hakkasid jõudma minu juurde nooremad, kes on alla 30. Sina tegid selle ukse lahti. Ma olin pigem nagu selline tõesti 30-40 pluss vanuses koolitatavad, kes mul käisid koolitusel, eks ju. Ja sina avasid noortele sellise värava, millest neil ei olnud aimugi. Täna on see, et koolis noored survestavaid õpetajaid. Nad tahavad, et Epp Kärsin tuleks kooli neile loengut andma. Ja julgemates koolides, kus juhtkonnal on see okei, et ma tulen, siis ma olengi käinud. Ja alles hiljuti oli üks väga konservatiivne kool, ma ei hakka seda kooli nimetama. Üks Eesti selline Tallinnas selline tõesti väga-väga, seal on keskmine õpetavanus, ma kahtlustan, et 55-65 selles vahes. Ja kui see 12. klass tegi ettepaneku, et kutsuda kooli, siis kooli juhtkond ja õpetajad olid, ei, Kärisin meie kooli küll ei tule. Need noored olid nii ägedad, nad võtsid kõik oma klassi kokku, panid rahad kokku ja tulid ise minu loengusse. Et ma täna teen ju noortele loengud enda stuudios ja kui kool on valmis sind vastu võtta, ma lähen suurema hea meelega, aga täna me enam seda tasuta ei tee. Et kui sa lähed näiteks kooli kuskile nii-öelda siis koolitust tegema, siis see on nagu tasuline. See on tasuline ja koolitustel, ütleme, kui ma lähen kooli, siis ma ei võta ju kaasa mitte midagi muud peale dildo, sest ma soovin, et nad kõik saaksid selle kogemuse, et kuidas panna dildo peale kondoomi. Sest on mul olnud kunagi varem ka selline mingil suuseksi koolitusel, kus olid täiskasvanud inimesed. Kui me suuseksi koolitus teeme, palun kõigile, et paneksid kondoomid peale, siis on see nagu parem. Hügieeni mõttes ka. Ja siis hakkan neid dildosid õhtul pesema ja vaatan, ei ole võimalik 20 dildost vannitoas. 2 on munad pandud ka kondoomi sisse.
et see on nagu, ma olen seda juttu ka varem rääkinud, aga see paneb mind üllatama, et tegelikult ka 40+ vanusest naised, et nad esimene kord võib-olla alles panevad kondoomi peale ja koolis ei toimu nagu sellist praktilist osa, et ma näitaksin, kuidas teha joonimassaaži või lingamassaaži või rinnamassaaži. Ma räägin sellest, sest minu arust enne üldse, kui me hakkame seksima, ma peaksin õppima puudutama oma noormest. Kas minu puudutus on tema jaoks erutav? Kas minu suudlus tema jaoks on erutav? Kas selle noorme puudutus mulle paneb minu hingekeeled helisema ja südame võbelema, et nüüd ma tahaksin, on ju. Aga võib-olla ta on nii rohmakas ja nii koba, et mulle ei sobi see. Ja siis ongi see koht, et me saame hakata nagu rääkima, aga kui paljud paarid omavahel magamistoas räägivad? Et kuidas mulle meeldib või tee seda või tee teist või tee kolmandat, eks ju. No Andrei, on sul kogemust olnud, oled sa rääkinud või? Mis sulle meeldib või mis sulle ei meeldi? Kusjuures see oli üks ülesannetest mingil määral siis EPU koolitusel ka, et ma pidin kirjutama, et see ja see ja see ja siis pärast on see ikkagist, et sa nagu arutad läbi ja mulle meeldib see ja mulle meeldib nii ja kõik seda, et ma olen sinu küsimusele vastates ma olen hea, kui mul on selline tunne, et sa ei ole vist. Olen, muidugi olen. See on nagu see, et sa ikkagi kui sa nagu ütleme, et kui mingi tegevus juba käib, siis sa ikkagi nagu käib. Siis sa ikkagi saad ju tegelikult ka nii-öelda tegemise käigus küsida. Mina arvan, et see on okei küsida nagu kas juba tegemise käigus, et kas see on nagu okei või kas see sobib, kuidas on, see on fine, jah. Kas midagi parendada või mitte. Et ma arvan, et see on ka okei. Niimoodi ma nagu olen. Võib-olla sa mõtled pigem seda, et kui nagu inimene on just suhtes, vaata, et siis nagu, et sa tunned nagu oma partnerit ka. Sa just räägid pigem see, et nagu, et ikka, kus sa oled nagu mitte päris võib-olla ühe Vaata, mina ei saa teiga kaasa rääkida ühe suhtest, mul ei ole neid olnud. Mul ei ole ühtegi ühe suhet olnud, et mina ei saa seksida mehega niimoodi, et mul ei ole tundeid tema vastu. Et ma ikkagi nagu see on üsnagi selline pikk periood enne, kui ma seksin, sellepärast, et ma tahan, et see inimene on koos minu pärast, mitte seksi pärast, sest ma tean, et seksida ma oskan nagunii nagu vana jumal. mulle meeldib tegelikult, sa just vaata räägidki, et vaata siit hakkabki see ja nagu oli nagu Esse-saates oli ka tegelikult see nagu Tõnu, mis ta perekonnanimi on, see vanem meesterahvas, kes on ka siis seksuoloog ja ta ka räägib, kõik räägivad sellest, et ikkagi alustad ikka need tunded, kõik see on tähtis, armastus on tähtis. Emotsionaalne lähedus on kõige olulisem. Aga mina tahan nagu siinkohal natukene, mitte vaielda, aga öelda seda, et kähkukad on ka väga ägedad, Robin. Väga ausad. Ja tegelikult olgem ausad ka nii, selles võtmes, et alati ei pea selles leidma võib-olla mitte mingisugust emotsionaalsust. See on nagu, sulle see inimene meeldib, ütleme, sa ei saa olla südametu selles mõttes. Mina ei ole südametu selle koha peal. Näiteks minu jaoks on ka oluline, näiteks ma ei tea, kui ma ei tunne seda inimest, et tuleb noormees on ju, ma olen taga, ma ei tea, oleme juba piisavalt mitu nädalat suhelnud, tuleb külla, ta käib WC-s ära, ta ei pese oma käsi. Ma isegi ei hakka talle ütlema, et me enam ei kohtu. See on elementaarne, et ta on nagu... Oleks aru saama, et temaga enam ei kohtuta. nii strikt kohe, jah? Wow. Sinuga enam ei kohtuta. Okei. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et minu jaoks ütleme, et okei, ma pean tunnistama, mõned ühe suhted on olnud, midagi ei ole teha. Tuleb elus ette. Kui head nad on? Ei ole halvad olnud. Aga Andrei, sorry, aga minu jaoks on see tähendab ka seda, et mulle tegelikult läheb korda ka pärast see, kuidas sellel inimesel nagu päriselt nagu läheb. Et sa seksid temaga ära ja siis äkki sulle ei, mitte päris niimoodi. Et kui me kuskil näeme, siis ma ei ole niimoodi, et mingi varjan ennast ära, et ära näe mind, ära vaata mind. Eesti on väike, küllaltki. Et see on ikkagi nagu, kõik räägid, kuidas läheb. Mulle päriselt läheb korda see. Ma olen nagu, minu jaoks ei ole mingi suvaline narts või kuskil, et ma ei nagu, selle jaoks ma ei ole südamlik. Ehk sa käitud nagu iga teine fuckboy, toimetad naisega ära, siis jätad nagu ta armub ära nii-öelda, ja siis on mingi, et sa ei vasta talle, sa ei tegele temaga, siis sa oled mingi, kuule, aga võiks ikka hästi läbi saada. Ei ole päris nii. Et võiks uuesti kohtuda. Kunas sa külla tuled? Mitte päris nii, et isegi, et vaata, seal ei peagi nagu tekkima, et samamoodi, ega see ei tähenda see Andrei seda, et see vastaspool minust automaatselt kohe ära armub. Kindlasti mitte. Et seal võib juhtuda see, et lihtsalt inimesed saavad omavahel normaalselt läbi. Ütleme niimoodi, et enamus naised ikka seksivad nii, et neil on ikka mingid tunded. Enamus naised. Vot. Ja Robin, ma tahtsin öelda jõuda, et
Robin, et väga tore jah, et sa nii arvad, aga vaadates sinu history't, siis võib-olla nii mõnigi neiu on, vaadake Robinit ka muidugi, see on ilus poiss ja ilusa jutuga mees ka, on. Et ikkagist tüdrukud ikkagist enamasti ikka suht nii-öelda armuvad ära, nii et ei ole midagi teha, no. Ja siis on see, et jälle on kuskil mingid probleemid. See on murtud südamete klubi kuskil. Sinul on eraldi grupp tehtud. Jah. Et ma ei imesta. Me siin natuke tagasi rääkisime ka sellest, et sa jõudsid juba väga palju ära öelda, mida meie kuulajad ja vaatajad tahavad teada saada. Meil oli siin armukadedus, oli väga siuke küsitud küsimus, et see on nagu inimesed, ilmselt tuleb mingitest siukestest ebakindlustest ja asjadest, aga mul on see küsimus ka, et mida küsiti just nagu mingite erinevate fetišite kohta, et kui palju inimesed või mis sa arvad, kui paljud noored või üldse paarid kardavad üksteisele rääkida oma mingitest sellistest veidrustest võib-olla? No oma koolituste põhjal ma võin öelda, et 80% paaridest ikka kardavad välja rääkida oma seksuaalfantaasiaid ja tegelikult enamus naised on hullemad perverdid, kui on mehed, ei kujuta ette. Need on nii haiged fantaasiad, et te mõlemad oleksite laua all, kui te teada saaksite, mida naised mõtlevad. Ma tahaks teada. Okei, no räägi, aga kui sa ise praegu juhatasid meid sinna sisse, palun, meil on sinna, me saame laua alla minna. Et väga paljud naised ikkagi kardavad oma seksuaalfantaasiaid välja rääkida. Neil on häbi, neil on piinlikkus, neil on nagu mingid tabud on, eks. Ei tea, mida partner pärast arvab, eks ju. Te teate, kui palju fantaasiaid naistel on tegelikult seks 2 mehega. Nii paljudel. Ja nad ei julge seda isegi oma partnerile öelda, sest äkki tead mees mõtleb, et ta ei ole piisav või mida iganes on ju. Või ka seks mingite nagu kõik võimalike näiteks ka vibraatorite või neid seksuaalmänguasja või seksimänguasja on ju tohutult palju, eks, aga mõni mees on niimoodi, et ei, me ei võta magamistuppa mänguasju, et kas ma pole piisavalt mees, et ma sind ära rahuldan, eks ju. Ja see on ka mingi ego teemad on seal mängus. Kas see näitab seda, et mees ei ole piisavalt mees, kui naine kasutab selliseid asju? Ei, see pigem on see, et minu arust nagu see variatsioon ja vaheldus on just jube lahe, eks ju. Et me teeme koos midagi või me räägime või me sidumismängud on ju, mingid piitsad, mingid paelad, mingid anaaltapid, no mida iganes nagu, et need on lihtsalt nii ägedad asjad. Ma kuskilt, vist oli TikTokis, ma nägin sellist videot, kus põhimõtteliselt oli öeldud niimoodi, et vanemaks saamine tähendab seda, et vibraator on nii-öelda voodis, siis magamistoas on su ka, või tähendab, on su teammate, mitte su vaenlane. See vist on aus. Mis on suht aus tegelikult, et ikkagist... aga mis... Ja üks asi veel, mida ma tahan öelda, nagu, et meil on ju, seda on, ma ei tea, kui ma arvan, 200 aastat umbes, et naine, kes armastab seksi, on lits, on ju. No, ka mehed on nii selles suhtes nagu võib-olla ka ise natukene halvasti käitunud, et naine, kellel meeldibki seks, ta seksib temaga ära. Ja kui ta ei ole väga palju vaeva näinud, seda naist kätte saada, naine on kõrge saak, on ju, näed, see lits, on ju. Aga tegelikult on see naine nagu, ta on sama maias kui see mees ise. Aga miks see naine siis lits on? Miks tema on nagu halvem? Ja ka see, et meestel, kellel on nagu skoorivad tohutult palju partnerid, 100, 200, 300 partnerit, eks ju. Temal võib see olla, et jumal äge mees. Aga kui naisel on, vaat siis on ikka täitsa lits, on ju. Välja venind. Aga kui meeldib öelda. See oli jälle oli vist esse saates ka räägiti sellest, mis on, ja seal Banaanikis oli suht fair point, et nagu, et sa nagu nii vaata, et okei, sul on mingisugune, ma ei tea, 20 partnerit olnud, et sa oledki mingi full lits ja sul on kõik välja veninud, aga tegelikult mõttes sa oled mingi suhtes. See on täpselt sama. Sa seksid mingi, ma ei tea, ikka päris palju on. Ja seal ei ole nagu sama selline kontekst. Ja et minu koolitustel kõige rohkem, mida naised ongi öelnud, et kui ta on 4 tundi minuga koos olnud ühes ruumis, et ma räägin seksist lihtsalt nagu nii vabalt ja ma jagan nagu kõike, mis on minu sees. Ma nii soovin, et iga naine kogeks elus selliseid naudinguid, mis on talle tegelikult nagu sünniõigusega kaasa antud. Ja et nad ei häbeneksid oma keha ja nad võtaksid ennast omaks ja nad julgeksid ennast rahuldada. Nad julgeksid oma partnerile öelda, mis neid nagu erutab. Kui rääkida nendest naudingupunktidest, no eelmises podcastis me rääkisime ka, paljudel naistel on nad uinunud olekus, ainult see kliitororgasm, sisemised orgasmid on saamata, sest seks on selline nagu pornofilmis, mingit eelmängu ei ole.
kohe nagu pikali, kohe sisse, ups on ju kõik tehtud. Natukene nibude kruttimist üks nainest, et et mees tuleb, ta peseb nõusib, tuleb selja tagant ligi, küsib, no mu lähme seksime ka või? No mitte ükski mees, kui ta nii teeb, ta ei saa sellelt naiselt seksi. Mees peab oskama kogu aeg naisega flirtida. Puudutused, silitused, suudlused, paitused, kallistused. Ja naine on kogu aeg nagu selles erutuse, nagu tal on kogu aeg kibeleb kuskil, et mu suu, nüüd ma tahan. Vaat see on nagu äge. Et siuke, et päev läbi käid niimoodi veidi krutid ja õhtul on Treian see. Sa tead juba, sa tead, tuled koju juba, sa tead, et naine on valmis. No muidugi. Andrei, väga palju, tüdruk, meil on väga palju noori jälgeid ka ja tüdrukutel eelkõige oli siuke küsimus, et kas see on tema enda süü, kui tal on näiteks kellegagi magades valus või millest? Seda on nii palju, esimene asi, et kui on vahekord valus, kindlasti üks põhjus on selles, et see tütarlaps ei ole piisavalt erutunud, ta ei ole piisavalt ettevalmistatud, ta ei ole piisavalt mahlane. Kui on esimestest vahekordadest räägime, siis esimesed 6 korda võivad olla üsnagi natuke ebamugavad, aga nad ei tohiks olla nagu niimoodi valusad. Ei ole niimoodi, et me oleme suudelnud, natuke silitame, paitama ja kohe sees, vaid kõigepealt tüdrukutel on see neitsinahk, see ei ole nagu mingisugune nahk, mis on kile, on ju. Et kui tütarlaps iseennast puudutab, kui ta ei ole veel noormehega vahekorras olnud, ta paneb näpu enda sisse, siis ta tunneb, et seal on nagu üks rõngast lihas, mis on nagu selline hästi tihke. Ja enne kui noormees üldse hakkab oma lingamiga ehk oma suguelundiga sinna sisenema, ta võiks mängida kõigepealt sõrmega. Ta teeb kõigepealt 1 kord sõrmega, teine kord proovib juba 2 sõrme ja see ei pea olema ühe sama päeva jooksul. See on ikkagi pikk protsess, mis me ette valmistame. Ja alles siis, ka kui nüüd noormees on kõik need tõesti naine, tütarlaps on nii mahlane, nii märg, eks ju, üli erutunud, siis see sisenemine ei tohi olla raksakaga, vaid see ongi reaalselt millimeeter haaval. Ja samal hetkel, kui noormees siseneb tüdruku sisse, tüdruk peab hoidma oma huuled, keelelõua vabad, sest nii kui huuled on krampis, on ka tupp läheb krampi. Ehk sa pead hoidma hästi vabalt ja siis vaikselt rahulikult sisenetakse. Ja see tundlikkus on kordades suurem kui see, kui keegi läheb hooga sisse, see ongi ebamugav. Ja seal on see aeg, et esimesed vahekorrad, palun silitage oma tüdrukuid seal pool tundi, isegi tund, poolteist, 2 tundi. Tehk üldmassaas pea laastarb otsani. Suudelge pea laastarb otsani, kui erutavad on varbad. Kui erutavad see, kui noormees mängib keelega varvaste vahel põlveõndlas, kaenlaalused, rinnad, seda nii palju on kõike seda lihtsalt. Ja nüüd, kui me alles oleme valmis mõlemad, me ei saa tüdrukut survestada. Tüdruk peab ise valmis olema selleks ja ta kindlasti peab julgema hingata hästi rahulikult. Samal hetkel, kui noormees siseneb, sest kui ta on krampis, nii hakkad kõik otsast peale. Ehk tegelikult ma tahan öelda, eelmäng on kõige tähtsam. Kõige tähtsam. See oli väga selline how to lose virginity. Ei selline väga detailne tutorial isegi ütleks niimoodi. Ja teiseks on veel, et tüdrukud, et ärge nagu tehke seda esimest seksi täis peaga. Päris ausalt. Enamus tüdrukud, kes jõuavad noortekoolitusel seal vanuses 15-17, nad tunnistavad, see oli täis peaga kuskil mingi Mauno, Tauno või Priiduga, hommikul ei mäleta, täiesti Mart maas on ja käid ringi, vaatad, no kes naeratab, kes ei naeraka, kellega tegin, kellega ei teinud. On ja vaat see on ka see koht, et me peame ise endast nii palju lugu pidama. Et sa ise väärtustadki ise ennast, et sa ei ole mingi läbisõiduhoov. Sest kui sina ise ennast väärtustad, siis väärtustavad ka siin mehed. Ja mitte midagi pole teha. Mehed väärtustavad rohkem neid naisi, kes on kätte saamatud. Sa võid flirtida. Ma sõidan autoroolis ka hommikul tööle. Niimoodi, eks no ei ole probleemi. Ongi päevkirjas jube lahe. Aga see ei tähenda seda, et järgmises, kui on punane tuli, et ma paneks autoparkiks ära ja läheks ja teeksin seda, mis Tartu-Tallinna maantee peal tehakse. Sa ütlesid, et meil kirjutati päris paljud olid igasuguste probleemidega ja meil on mingid küsimused väljas, aga mis sa ise arvad, et kui sul nüüd, kui sa näiteks mõtled enda koolituste peale, et millega siis näiteks, mis probleemidega mehed tulevad sinu juurde? Enneaegne seemnepurse on väga suur probleem. Enneaegne seemnepurse, see, et mees ei kesta voodis. See ei ole see, et naine nii erutab, ma näen paljast naist, mul on juba niimoodi ja niimoodi, eks ju, siis ongi kõik, eks ju. Vaid see on see koht,
et mees ei ole kontaktis oma ejakulatsioonimehhanismidega. Kõik mehed, kes käivad pissil, sa saad kogu aeg treenida oma lihaseid. Katkesta uriinijuga. Üks mees ütles, see pole võimalik. On küll. Jaa, see reaalselt on võimalik, sest teil on ka vaagna põhjal ja see ejakulatsioonimehhanism, et mida rohkem kontaktis on mees oma kehaga, seda võimsam ja parem armastada on. Rahulda ise ennast. Ja mitte kiiresti kähku, vaid vii nagu peaaegu piiri peale ja siis lase sellel tagasi kukkuda. Jälle rahuldad ise ennast, lased jälle natuke tagasi kukkuda ja sa mängid seal laine naudingu harja peal pool tundi, tund aega, 1,5–2 tundi. See on üliägedad asjad. Maru kiiresti tuli see vastus ka, et ma eeldan, et mingisugune 9% tulevad selle probleemiga. Meestest siis sinu juurde. Enneaegne seemnepurse on 70–80% meestel. Wow. Mul sõbral on sama jama risk. Ja teiseks veel need erektsiooniprobleemid, et neid esineb ka näiteks, kui noortel alles esimesed vahekorrad on, et ta on ju oma peas loonud mingi fantaasiat, kuidas ja mis. Ja nüüd, kui ongi see hetk, siis võib tekkida sooritusärevusest see, et lihtsalt erektsioon kaob ära. Ja nüüd on hästi oluline nagu ka tütarlapsel nagu hästi loomulikult seda võtta, et mitte, eelmine partner tal oli küll nagu tead nii ja nii ja nii, eks ju. Jah, vaid sa oled hästi toetav, hästi mõistav, sest ka täiskasvanutel juhtub samamoodi neid erektsiooniprobleeme. Aga mis on kindel, palun nagu, mina oma kehakultuuri teaduskonna taustaga, eks ju, kekaõpetaja, treener olnud ülekaalulistel inimestele pikki aastaid. Mind paneb muretsema see, kui suur on ülekaal. Kui suur on ülekaal noorte hulgas. Nägin ühte keskkooli lõpetanute pilti ja ma küsisin oma sugulaselt ka, et kuidas see võimalik, et kõik on ülekaalust, ütleb, on või? Nad on isegi nagu nii nagu selles, kui kõik on kõrvalt rullad, siis sa ei panegi nagu tähele, et see ongi see nagu okei, see on standard. Ja selles suhtes on nagu, me ei pea olema mingi piitspeenikesed, aga tee vähemalt trenni. Söö nagu mõistlikes kogustes. Naine ei pea sööma rohkem, kui talle peopessa mahub. See on kõik. Mina söön nii palju, kui minu peopesan. Ja ma olen täpselt, ütleme, täna samas kaalus, kui ma olin 9. klassi lõpetusel. Mida sa sööd siis tahaks küsida? Ma söön hästi tervislikult. Mis see siis endast kujutab? Et hommikuti. Hommikuti kindlasti peab sööma. Hommikusöök on kõige tähtsam söök. Mulle meeldib odrailpäepuuder ja vahest ma teen praemuna. Ma joon vett, ma joon teed pigem rohkem kui kohvi. Ma püüan süüa võimalikult mitmekesiselt. Ma ei söö krõpse väga-väga harve, ma ei joo mullijooke, ma ei joo Coca-Colat. Et minu jaoks on nii tähtis, et ma tahan olla nii, et kui ma võtan riided seljast ära, et ma oleksin enda jaoks ka atraktiivne. Mitte, et ma olen ainult riietega. Sa pead varjama midagi, mis iganes. Et ma võin nagu kohe riided seljast ära võtta, mul pole mingi probleem. Ma võiksin istuda siin lihtsalt nii ja mul ongi ise endaga nagu väga hea, mul ongi väga palav, tahaks jaki pealt ära võtta. Ma tahaks küsida täpselt sellist küsimust, et sa just ütlesid, et just rääkisime toitumisest ja kuidas see kõik, ikka sa välja näed, tegelikult mõjutab sinu enda enesekindlust ja kõike muud. Et kui palju näiteks, kui sa teed trenni, käid regulaarselt trennis, käid jõusaalis, käid jooksmas, mis iganes, toitud normaalselt ja korralikult, kui palju see mõjutab sinu seksuaalset sooritust? Loomulikult. Need inimesed, kes on sportlikud, nad seksivad ka rohkem. Nad on oma kehaga lihtsalt nii paremas kontaktis, nad on palju vastupidavamad, nad on palju enesekindlad magamistoas. Naine, mis vanuses naised pidid hakkama Soomes seksi nautima, on tehtud uuring, Eesti naiste kohta ei ole. Pakkuge välja, mis vanusest naine hakkab Soomes seksi nautima? Ma eeldan, et mingisugune 55. Ei või? Ma mõtlen ka natuke. Pigem on kõrgem, ma arvan, see vanus. Jaa, 63. Ja teate, mille pärast üks põhjus on see, et siis naine enam ei põe, kas tal on üks tist suurem või teine on väiksem või kas mul on selluliit või kas mul on, ma ei tea, kuskil voldid juurde tulnud. Tegelikult on niimoodi, et me ei peaks ootama 63. eluaastal, kui meil on täiesti kama 2 millised me välja näeme. Kui sina täna enam pole nagu rahul sellega, milline sa oled, võta ennast kätte. Inimene oma olemuselt on tohutult laisk, tohutult mugav. Aga nii, kui sa saad sellise hea enesetunde. Ma olin ülekaaluste inimeste treener, nad tulid mulle jagama, kuidas nende seksuaalelu on uuesti õide puhkenud. Mehed, kes on ülekaalulised, ka noored mehed, veretesterooni tase langeb, östrogeeni tase hakkab tõusma. Ja meestel tekivad erektsiooniprobleemid.
alles paar nädalat tagasi helistasin mulle üks noormees, 32-aastane. Ma ei tea, kui vanalt oli hakanud suitsetama, mingi 15-16. Tänaseks 32, ta on täielik impotent. Mul lihtsalt on ebareaalne ja see käis niimoodi. Täna me ei tea, kuidas need e-sigarid mõjuvad, hästi palju noored suitsetavad e-sigareid. Ärge palun tehke neid asju. Ja lisaks ongi see, et kui me liigume, me oleme käaliselt aktiivsemad, meie vaim vajab tegelikult tugevat struktuuri. Kui me oleme iseloomult nõrgad, siis ka meie keha on lödev ja selline rühid. Kui vähe on täna noortel, kelle rüht on ilus, enamus on kõverad, kuidagi istuvad, lodevad, eks ju. Robin kohe sõitis ennast. Et oluline on see, et sina ise enda kehas pead tundma hästi. Ja näiteks, üks mees ütles ausalt, tal oli suhe mingi 50+ kilo naisega, eks ju. Naine oli nii ebakindel olnud, et ära seda ja teist ja kolmandat. Ja siis oli mingi 130 kilone, kes oli alati, palun, kõik sobib nagu. Ja võt see ongi nagu mehe jaoks ka lahe, kui naine julgeb ka välja näidata, ta naudib seda, milline ta on ja tal ei ole mingi häbi. Sest et ongi, kui naine ise on nagu ebakindel, siis nagu ega ala mehena ka sa ei taha mingeid asju nagu. Sa näed, Andrei, me paneme seda tähele kohe. Sa paned tähele seda suruda, sa ei nagu, sa ise ka ei julge, siis tõmbad ise ka nagu mingil määral nagu kinni, vaata veits, et see just, et ja see on hea küsimus, vaata, mis sa just küsisid, et just sportimise pool ja kogu see liigutamispool, sest vaata, nagu sa tead, eelmise aasta niimoodi see teine pool meil oli tegelikult siuke ka, et me ise käisime hästi palju kogu aeg võib-olla mingisugused pehod siia sinna, mingi suht iga päev tegime vesipiipu, mingid sellised asjad ja sa lihtsalt tunned, kui sitt sul on, vaata. Sul on nagu raske läks väga raske on, vaata. Ja siis on see, et kui me nüüd sellest aastast või kuidagi detsembri lõpupoole seal oli see, et meie see põhipiibu place, kus me siis nagu käime, läks nagu remonti, ja siis mõtlen, et me oleme alati mingisuguse, me vajame midagi, me peame midagi tegema kogu aeg. Siis mõtlen, et kuule, aga nagu asendame nüüd, teeme midagi nagu kasulikku ka või tervislikku. Ja siis nüüd me hakkasime nagu rohkem jällegi kõik koos trennis käima, jõusaalis, boksimas, mis iganes on ju. Ja nagu ma tunnen, et nagu kohe nüüd see 3 kuud siis põhimõtteliselt 2,5 kuud nagu keha nagu värske. Andrei, sa tunned, et sul lihas on toonuses, kõik on nagu hea. Ja täpselt samamoodi, ma ütlen, et kui me selle piipu tegime näiteks või üldse see elustiil oli täiesti perses, olgem nagu täiesti ausad. Ja oligi nagu niimoodi, et sa reaalselt tunned ennast nagu rõvedalt mingil hetkel. Ja samamoodi, kui sa kellegagi vahekorras oled, sa tunned, et sul on teeme taimoodi. Aga siis, kui sa oled uuesti hakanud ennast nagu treenima, sa oled nagu teinud juba trenni, sa oled nagu vormis ja üksteist nagu motiveerime, võib-olla mitte magamistoas, aga siiski. See võib-olla on ka lapp on peas, vaat seal. Tavai, Robin, ta suudad seda. Et sul ongi nagu sa tead, et sa oled nagu võimekas nüüd nagu, et sa oled nagu palju paremas vormis, kui sa olid. Ja pluss ongi, et kui mingi ala partner ka, siis on nagu paneb tähele seda vaata või nagu sul on, et siit on siin ja siin täpselt sama see rüht on parem, vaata, sa oled nagu, ja sa oled juba palju nagu enesekindlam, vaata, sul on rind ees juba, vaata, sul on, et sa oled lihtsalt toonus, sa võtad paar kilo alla, juba on safe, Ja muidu on see, et mingi lähed ala peale, et mingi kõitu ripub sulle, siis mingi ja teiseks on see, mis veel seks teeb, see on ju nooruseliksiir. See hoiab lihtsalt meie keha noorena ja sa vananed ka tegelikult väga palju rohkem aeglasemalt. Sest need naised, kes on keerulistes suhetes, eks ju, kus nad pole õnnelikud, seksuaalseid naudinguid ei ole, siis mitte midagi ei ole teha, keha lihtsalt hakkab vananema. Kas naised on kurjad ka siis, kui nad on ilma seksita? Seksuaalselt rahuldamata naised. Robin, nad vinguvad, virisevad, näägutavad. Andreil on üks naaber selline. On küll, jah, on küll. Ma arvan, et talle peaks mehe leidma kirjamas korras. Kallis naaber, kui sa kuulad seda, siis palun leia mees emmale. Ja teiseks on see, et kui ei ole kõrval partnerid, nagu sa võid ka naisena ise ennast rahuldada, sa ei pea ootama, et mees tuleks ja rahuldaks ennast. Kui hetkel ei ole partnerid, palun, sul on käed terved, sul on kõik atribuudid olemas, et kuidas seda teha? Ja sellega nagu see, vaata Robin, ma ei tea, kas teil koolis, kuna me tatikad olime, siis see oli alati see, et mingi tove nali oli, aga samas võib-olla see on nagu, võib ka see põhjus olla, aga ühesõnaga, et kui õpetaja tuleb klassi ja ta on ülipahur, terve päev, pahur ja siis
ja siis me mingi ma ei tea, vanad me olime mingi 13-14 mingi, siis ta mingi, tema küll keppi ei saa. Ja oli küll, oli küll. Oli küll, jah. Täna on täpselt sama, kui ma teen noortele loenguid ja ma räägin seksuaalselt rahuldamata naistest, need panevad, meie kekaõps, meie itaõps on ju. Nad kohe tunnevad ära selle. See on see. Ja viimane kord läkski üks noored olidki seal mul koolitusel, siis nad ütlesid, et kuule, me peaksime õpetajatele tegelikult hoopis kinkekaardid kinkima, et las tulevad kord. Ma olen 100% nõus, et õpetaja, kes on seksuaalselt rahuldamata, ta ongi rohkem pinges, kes pole oma eluga tegelikult heas õnnelikus kohas. Selline õpetaja ei tohiks klassis olla, sest tema energeetika mõjutab kõiki lapsi, kes on klassis. Aga nagu, kui sa, näiteks Andrei, ma ei tea, kuidas sul oli koolis. Ma olen Hiiumaalt pärit, ma käisin Hiiumaal põhikoolis ja meil oli niimoodi, et meil oli ikkagi see õpetajate generatsioon oli pigem vanem, aga see muutus mingisugusel perioodil, et õpetajad läksid nooremaks. Sa näed, kuidas need nooremad õpetajad tegelikult on, pagan, näevad ikkagi nagu head välja, et siin ei ole nagu midagi öelda. Ja nad ei ole nagu sellised mingid, nad nähvaks kogu aeg, nad oleks kurjad, nad oleks tusased, nad tulevad klassi ette, nad teevad oma asja ära ja sa näed, et inimene on õnnelik. Et võib-olla see tuleb ikkagi generatsioonist nii suur vahevad. Jah, aga ma isegi ütleks, et ikkagi ma mäletan, et endalgi olid õpetajad, kes olidki mingi 60 ja on mingi full krampis ja sellised ja ülikurjad kõikide peale ja siis tuligi see nali, et Naile keppi ei saanud. Aga mõned, kes on nagu ka vanemad, on ikkagi, see jällegist oleneb, mis see personaalses elus toimub, vaata. Ja mõned olidki nagu üli chillid, aga just kui nagu noored käisid, meil olid ka hästi palju igast praktikante ja mingid sellised, kes käisid koolis. No see on juba kohe teine asi, vaata. Aga ma arvan, seal võib ka see pigem olla, et seal on lihtsalt, kuna inimene ise noorem, ta oskab kuidagi läheneda võib-olla teise nurga alt ja siis on endale õpilasena on chillim. Aga ma lihtsalt mõelnud, et ma ei tea, kuidas ma nagu, kui Epp oleks minu õpetaja, siis ma ei tea, kuidas ma väljuks pärast igat tunde lihtsalt. Ma ei tea, Andrei. Ma oleks lihtsalt mingi tüdruksõbrale kõne peale. Kuule, otsa kodus või? Tuleme. Tegelikult Epp, meil oli ka väga palju küsimusi teile selle kohta, et noored ja ka vanemad inimesed absoluutselt tegelevad enese rahuldamisega, mis ei pole mingisugune selles mõttes saladus. Noored küsivad, et kas porno vaatamine on okei ja kui on okei, siis millises mahus ja kui ei ole okei, siis millal on see piir, et õpetada? Porno vaatamine tegelikult, kui hakata seda liiga varakult vaatama, ta mõjutab aju dopamiini sisaldust, mis tähendab seda, et sa vajad järjest nagu rohkem ja rohkem selliseid erutavaid seksuaalfantaasia mingisuguseid stseene, et nagu see sind käima tõmbaks, on ju. Ja kui me ikkagi liiga noorelt hakkame vaatama, on tehtud hästi palju erinevaid uuringuid, et seal tekivad igasugused probleemid tegelikult lõpetades impotentsusega. Et me võime pornot vaadata, aga kindlasti mitte niimoodi, et me vaatame seda päevas seal 5-6 korda ja samal ajal 5-6 korda ennast rahuldame. Ütleme, et kui me nädalas vaatame 1-2 korda pornot, siis on see väga okei, on ju. Või ka koos partneriga vaadata, et mina olen nagu öelnud naistele, et aga lase oma mehel siis välja valida mingi pornofilm, vaadake koos seda, äkki seal on mingid nipid, on ju, mis sulle meeldiksid. Või vastupidi, kui sinu partner on hästi nagu lukus ja kinnine, võib-olla sa suunaksid teda, tead kallis, et mulle meeldiks nagu see, et äkki me proovime. Sest kui mina naisena olen hästi avatud oma seksuaalsusega, siis ma muugin ka lahti väga kinnise mehe oma kõrval. Või vastupidi, kui mees on hästi avatud seksuaalsusega, naine on kinnine, siis ka tema toob tegelikult naises välja selle, mis on kuskile sügavasse kihtidesse ära peidetud. Sest seks on lihtsalt, see on selline kingitus meile eluks, et ma ei kujuta ette, et kui seda lihtsalt nagu ei oleks. Ta pole kõige tähtsam, aga ilma selleta elu ei ole nõus. No päris raske oleks, ja need naised või mehed, kes ütlevad, issand jumal, Sepp on täielikult diagnoosiga, on ju. Et mis seks ja seks sees ja seks taga. Sorry, ma võin anda oma pea, aga need naised ja mehed ei ole kogenud sellist seksi, mis on tegelikult meie täiuslikkuse potentsiaal, mis on meil see, need multiorgasmilisud, need sisemised orgasmid, emaka kaela orgasm, sa ütled partnerile, veel tuleb, on ju. Ja see lihtsalt nagu see kestab 5-10-15 minutit. Wow. Ja see hoiab siin tegelikult pea lastarb otseni toonuses. Kõik lihasgrupid töötavad. Ja see on naise jaoks nägemist mõistus. Ja kui paljud on need, kes saavad ainult kliitori orgasmi, see on nii pinna peal ainult.
ja kuidas ma siis läbi koolituste õpetan naistele kui ka meestele, kuidas tupetundlikkust suurendada. Ja kõik naised ja mehed, kes on käinud koolitust läbi, see avab hoopis täiesti teised paradiisi väravad. Te peate minema sinna koolitusele. Ma olen esimene, kes mis me peame minema. Võtame laua alt siis, ma arvan, on õige aeg laua alt see väike mulaažikene välja võtta või? Arvad? Ma arvan küll, kui me juba siin peatume. Ma nüüd ei tea, me peame vaatama, kas me YouTube'i seda üldse saame üles panna, sest äkki ei lähe nii-öelda siis vanuse piirangutes. Mario paneb selle blurri peale. Me testime natuke ja... Kui vana on teie keskmine selline vaataja? 18-24. No need on ju väga meied aga lihtsalt vaat, siin ongi see, et kui näiteks, kui me ala Spotify või Apple podcasti kuulajad, te peate jällegi YouTube'i tulema, kui te tahate näha, mis siin praegu toimuma hakkab. Aga kui ei saa, siis me ilmselt paneme kuskile veel eraldi klipina üles, kus te saate siis vaadata. Sest Robinil hakkab nobedata näppude voor vist praegu. Kummast me alustame, kas Herbertist või Lilitist? Kes oli Aadam esimene naine, noormehed? See Eva. Teil on täiesti vale info. Lilit oli naine, kes armastas seksi ja naudinguid ja ka minu mulaažide nimed. Tahame Lilitit vist saada praegu. Lilit mulle meeldib. No näitame. Mulle juba Lilit meeldib. Pole midagi teha. Võta siis endal need asjakesed sealt ära ilusti. Ma võtan. Ulatage mulle Lilit, palun. Ja kus juures ma pean ütlema ausalt. Nii, saad selle kätte? Ma saan. Ma pean tunnistama, nagu see on väga raske. Nagu on ju tegelikult. Sa eeldaks, et... Sa eeldaks, et selline asi võiks nagu nii palju kaaluda. Tegelikult on väga raske. On küll jah, selles mõttes huvitav näeb ta välja küll ja ütleme nii, et... jah. Ma väga soovin, et ma usun, et teie olete juba nii palju targemad, Andrei, et me ei kasuta libesteid magamistoa, sest libestid on saatanast. Ma tegelikult julgen sulle kirjutada, et ma tahtsin küsida, et vist too juurde oma seda õli. On otsa saada. Aga äkki seda... Aga siis tuleb siit lusikaga võtta õlis ja saad pärast selle purgi endale, et ta ei pane oma näppe sinna sisse, siis te saate kodus jätkata. Aga Epp, kas me ei hakka siin selles mõttes täna täielikult sinu koolitust siin nii-öelda üks-ühele järgi tegema, et võib-olla me õpime äkki ühe asja täna, kui üldse võimalik, kui sa õpetad. Me ei taha spoilida kõik, mis Epul on välja mõeldud, kindlasti minge siis amareluna.ee. Tegelikult, Andrei, täna on see, et minu kodulehekülg on eppkarrisin.com, sest Amare Luna on küll ka alles, kui te lähete amareluna.com, aga enamus eestlased otsivad Epp Karrisini seksikoolitused. Sa vahetasid ära endal? Ja ma vahetasin ära. Okay. Ja seal on ka müügil see sama kookosõli, mis on tõesti nagu perfektne. See Anu Saagim ütles ühes saates, et see on tema lemmik puuduta mind, et see sobib igasse auku. Literally. Ja ta ei lõhna, ta on siidised libe, eks ju. Tested väga ja tõesti ta on nagu imeline ja tõesti õppige teineteisele massaaži tegema. Üks hästi hea mäng on selline, näiteks kui mina oleksin Robiniga paar, on ja, siis mina... Et näiteks mina tean naisena, et mul on kõrvad nii erogeensed, et need on tõesti reaalselt kõrvadest saab orgasme. Ma käisin esmaspäeval massaažis, eks ju, massöör tegi mulle kõrvamassaaži, ma vabandasin lihtsalt, sest ma ei suutnud ennast tagasi hoida. See on lihtsalt nii hea kõrvaorgasm, on ju. Ja näiteks mina siis puudutakski Robini kõrvasid ja tema sama tundega puudutab mind vastu. Ma tean, et minu õlad on ülimalt sellised tundlikud, eks ju. Ma puudutan Robini õlgasid ja tema puudutab peegeldusena vastu. Ja niimoodi varbotstani. Ja siis on vahetus. Näiteks Robin talle nii meeldib, et ma susiksin ta pead, on ju. Mulle päriselt meeldib. Aga... Peamassaaž on nii hea. Või näiteks kas või näomassaaž või rinnamassaaž. Mehed naudivad samamoodi rinnamassaaži nagu naised. Mehed reaalselt saavad rindadest orgasme. See tuleb lihtsalt nagu nii oskuslikult teha. Ja lihtsalt ongi mõmm. Väga lihtsasti öelda. Aga võta siis siit lusikaga. Võtame, Andrei, ulata mulle. Näitame mingisuguse ühe võib-olla selle taktika ette. Näitame. Mis siis Robin võiks... Rinnamassaaži kohas on üks kuldreegel. Seda ei tohi kiirustades teha. Absoluutselt. Ja esimese asjana, mida kindlasti ei tohi, nibusid kruttida.
ja pigem rinnamassaaž on nagu häälestus, et sa tood naise nagu oma kehasse südame tasandile. Ma ei hakka bluusitist ära võtma või peaksin või? Olgu, teeme siis niimoodi. Teeme siis niimoodi praegu. Kasutame hetkel mulaaži. Kas sa näid, kuidas ma joke'isin? Ma joke'isin ka. Oli mingi... Wow, aga Epp, kuidas alustame sellest, et sul on siin üks kreem? Käed peavad olema kindlasti soojad, kui sa alustad, eks ju. Nii, ja võetakse kreemi siis lihtsalt... Võtad käe peale kreemi, sa pead käe peal see tegelikult soojaks, ta hästi kiiresti sulab ära. Ja see tõesti nagu... Kas siuke kogus on okei? Jaa, kindlasti. Ja siis hästi rahulikult, eks ju, teed käed niimoodi soojaks nende koos selle õliga ja hakkad rinna peale kandma selliste pehmete paitavate puudutustega. Ma teen enda peale siis nagu peegelda seda. Vaadake mind sõbrad ja õppige. Epp räägib kaasa külje pealt, kuidas asjad teevad. Ja mina teen samal ajal mingisuguse Instastory näiteks. Et oluline seega, et sa puudutad peopesadega. Hiina meditsiin, meie peopesades on südameprojektsioon ja armastav tervendav energia liigub läbi meie kätte. Puudutus on kõige võimsam teraapia, kui sa oled ise 100% kohal. Ta võib natuke jaha olla, sest oli autos meil. Nii et sa alustad lihtsalt niimoodi, et sa kannad selle kookosõli rindade peale. Hästi rahulikult ja aeglaselt. Hästi pehmelt. Kindlasti kiirustada ei tohi, sest nii, kui sa hakkad kiirustama, siis läheb naine pigem pingasse. Ma pean ütlema, et need niplid on üpris siuksed reaalsed ju. Aga ongi. See on väga reaalne asi tegelikult, ma ütlen. Ja koolitusel me meestel alati ütlen, et kui te harjutate siin mulaaži peal, mis on kunstrindadega ja te lähete koju ja nii suuri ei ole, siis te ütle naisel, sul ei saagi seda teha, selle osa jätame vahele. Et me ikkagi vahet ei ole, kas naisel on suuremad rinnad, väiksemad rinnad, tundlikkus on ikka olemas. Siis hakkad tegema siit pealt niimoodi. Nagu siit rinnaesise pealt. Nibud on siin mul, aga siit pealt. Jaa, nii siit pealt. Mul on tõesti kahju inimestest, kes praegu lihtsalt audiot kuulavad, nii et... Ja siis siit külgedelt niimoodi, just nende randmepäkkadega külgedelt, see on nii mõnus, et sa just need küljed lükkad siit. Ja siis siit alt. Ja siis igat positsiooni võiks teha niimoodi 8-12 kordust, aga sa ei loe niimoodi 1-2-12, vaid see on hästi rahulik ja aeglane. Siis võtad ühe rinna. Ma ütlen naisele, et kui sul on 8 korda tehtud, et liigume edasi. Liigume nüüd edasi. Aga see kusjuures ongi nagu see, et sul ikkagist esimene kord, olgem ausad. Konspekt on voodis. Konspekt on põhimõtteliselt voodis, ega sa ei kohe jäta meelde seda. Seal on nii palju seda, aga kõik on väga vajalik, ütlen seda. Ja siis võtad ühe rinna ja tõmbad niimoodi üles nagu, et sa võid ka nibusid puudutada, aga siis nagu mõnusa sellise nagu natukene survestades tuled ülesse. Siis võtad teise rinna. Samamoodi teed seda. See on nagu imelik, et kui Epp teeb, siis ma vaatan Eppu rindes ja teised. Ja peale seda. Ta näitab tutorialit sulle praegu. Teed vahelduvalt niimoodi parem ja vasak käsi niimoodi üks alt ja teine alt niimoodi vahelduvalt. No naise rinnanibud selle aja peale nagu kindlasti kikkis nagu herneterad, eks ja. Siis hakkad tegema sõrmedega spiraalid, hästi õrnad sellised sõrmespiraalid. Hästi rahulikult, aeglaselt, eks ju. Siis võtad siit rinna alt niimoodi toetad ja lihtsalt nagu kergelt vibratsioon hästi peene ja mingilt milkshake'i hakka tegema hästi nagu, ei niimoodi ei tee ja hästi rahulikult. Rahulikult. Ja siis nagu hoiad siit nagu nibudest, lähed alla ja siis tuled ülesse. Nagu natukene nagu sikutaksid neid nibusid, lähed alla ja siis tuled ülesse. Kas see on võimalik, et mulaažil on juba nibud kikki läinud? Jaa, on rohkem läinud, ja siis sa näiteks toetad ühe käsi alla ja alustad nimetissõrmega välimisest oriooliservist ehk see tumedast servast sissepoole niimoodi, liigud siia rinnanibu peale. Ja siis mul endal hakkab juba nii hea lihtsalt nagu. Siis võtad teise sõrme. Ma olen varsti siin. Ja siis võtad kolmanda sõrme. Sa teed hästi, sul tuleb väga hästi välja. Ja siis on 4. sõrme teisega täpselt samamoodi hästi rahulikult aeglaselt. Et üks sõrm ja nibu pealt ja siis käid ka niimoodi üle siit sellest. Siis on 2 sõrme, väljapoolt sissepoole liikudes jällegi käid üle. Siis on 3 sõrme ja 4 sõrme. Ja see on ka hästi mõnus, et paned sõrmed peale lihtsalt niimoodi vibreerid nagu korraga. Hästi peenelt, see on nii hea.
ja siis peopesaga sees veel mängid niimoodi, et need nibud, õrnad riivakad, et tõsta natuke käsi kõrgemale, see on lihtsalt õrn riivakas. Ja siis on ka hästi hea, kui sa nagu teed selle nibu märjaks on ju niimoodi. Naine on näiteks sinu püümendi. Ja siis puhud. On hästi hea. Tee järgi ka siis. Sa pead nibu peal. Ja siis puhud vaikselt. Ja see on väga hästi tehtud. Aga ma tunnen, et mu laaž on erutunud täielikult. See tuli väga hästi Robin välja. Ja, väga tubli oled. Ma pean nüüd selles mõttes leidma kellegi, kelle peal praktiseerida. Sest see läheb meelest ära. Ei lähe. Ei läheb küll. Andrei, tegelikult... Sa pead seda suht tihti ikka tegema. No. Et no peale koolitust on mina ütlen alati, et vähemalt nädala aja jooksul tuleks üks kord nagu see praktiliselt läbi teha, sest muidu ta lihtsalt läheb meelest ära. Ja üks nipp veel näiteks, et kui naine ütleb, et mul ei ole seksisu, siis võta, kallista teda, hoia teda oma embuses, suudle temaga pikalt kirlikult, ütle kallis, ma teen sulle ainult rinnamassaaži. Enamus naised peale rinnamassaaži ütlevad muisu, lähme seksi. See on cheat code. Aga see kreem on ju tõesti ju mõnus. See on nii siidine ja hea ja Eestis ei ole mitte kellegil teisel sellist kookosõli, nagu on minul. Ja ta ei ole ka nagu selles mõttes... Maitsed. Kas me saame Robinile mingisuguse mingi paberi ka kuskilt? Ma pesen asjad puhtaks, aga ma peaks mulaažiga puhtaks tegema või? Jaa, ma võtta see käterettik teed. Et siis see on meil siis Lilit, oli. Ja sul on veel Herbert ka kaasas. Mida te tahate, et ma Herbertiga näitaksin? Kas Herbert on siis dildo või? Teeme niimoodi äkki, et Epp näitab meile ette siis, et mis... Ja Andrei, pane talle seda šokolaadikreemi ja Andrei võtab selle endale suhu. Wow, Robin. Aga ei, tegelikult, et äkki ta näitab meile mingeid taktikaid ja asju, siis me oleme see, et kas me mehena pruuvime seda või? Tegelikult see on ju päris aus. Selles mõttes, et see on hea mõte, sest tegelikult ka mehed võiksid ise ennast puudutada teistmoodi, mitte lihtsalt ainult klassikat tehes endale. Viljapead, vikerkaared, nõgesed, need on nii ägedad asjad. Rauna maha. Aga sõbrad, kui te tahate teada saada, kuidas see tissimassaaž ikkagi õigesti edasi käib, siis te peate minema õpukoolitusele. See oli just siis nii-öelda meeste pool on ja nüüd me liigume edasi, siis Herbert on laua peal külge löödud ja Epp siis äkki näitab meile mingisuguseid asju, mida tema oskab ja siis me vaatame, et kas me esindame meessoost praegu lihtsalt meessugu kõiki ja siis me ütleme, kas see on nagu okeegi või ei ole ja siis pärast võib-olla siis näita samamoodi nagu siin mingisugune üks taktika naistele siis ja, just, et näiteks kõige uuem koolitus on ju suuseksi koolitus ja see on hästi huvitav, et alles ka viimasel koolitusel oli ema ja tütar olid koos. Nad olid nii sarnased ja siis ma küsisin, kas te olete nagu sugulased või kuidagi nagu õed või nad olid ja siis ütleb, ei, me oleme ema ja tütar. Ja nad võtsid ühiselt suhu seal, mina näitasin ette 20 gruppi, naisi grupis on 20 ja nad ütlesid, et see on nagu nii loomulik, et nagu aga miks mitte, eks ju? Mis te siis tahate, eks ma näitan lingamit siin natukene mõned positsioonid. Üks asi, mida ma soovin tõesti, see on nagu mehe tervisega seotud. Teie munandid. Andrei, on sul meelest, mis vanusest alates tuli teha munandite kontrolli? Ei jäänud meelde? Ei jäänud, aga ma vist äkki arvan, et suht varakult või? Jaa, aga teie ei tee praegu munandite kontrolli ja te lihtsalt sügate iga päev oma muna ja... Sügame tõesti. Tegelikult on niimoodi. Ja kahjuks küll. Tegelikult on niimoodi, et alates 15. eluaastast peaks iga noormees kontrollima enda munandeid, sest vanuses 15–45 viimastel aastatel on kasvanud munandite vähk. Ja seda saab noormees ise endale ka teha ja seda saab ka tütarlaps loomulikult teha. Aga mis siis on eesmärgiks on see, et tuvastada ära, et siin ei oleks mitte ühtegi tükki ega süsti. Ja lihtsalt siit nagu pöialdega, nimeti sõrmedega läbi silitades, paitades ei tohiks olla tuntavaid tükke ja kui midagi on, ärge jääge ootama päriselt mingi arsti juurde, sest munandivähk on ennetatav just läbi selle kontrollimise. Nii et näiteks mõned positsioonid, nagu mehele endale, nagu te ise teeksite või nagu naine teeks või mida te soovite? Ma ei tea, kas me hakkame suuseksi hindajateks? Kohtunik. Ma ei tea, kas Epp tahab sinna näidata niimoodi. Aga näiteks koolitusel, mis on enam küsimusi, et kuidas võtta kurku?
ja siis, kui ma nagu seda seal koolis ette näitan, siis on niimoodi, et miks teie kaasa ei tee? Nad lihtsalt vaatavad. Wow. Nad panid sinu tanki ja nad lihtsalt. Aga ma ei tea, pigem siis äkki näitab mingisuguse ühe nipi naistele ja siis äkki siis, et kas me hindame selle heaks või mitte. Oota, Andrei, tepp, ma kusen kohe. Liiga liiga pingeline. See on päris suss, et sa praegu lähed vetsu. See on väga suss. Epp, kui tulin vetsust ja pesin käed ikka puhtaks selles mõttes, et kõik on hästi. Ära muretse. Aitäh selle. Robin on kõlbulik mees ikka. Absoluutselt. Nii, aga... Kusjuures hügieen on nii tähtis ja just sellepärast, et on selline teema, et kui mees ei ole puhas, siis naine ei julge omaga noormeele öelda, et sa käid vetsus ära, et sa lihtsalt nagu tõmba turuaugu paberiga puhtaks, et see ongi puhas või ta ei ütle neid asju. See on hästi loomulik, et kui me käime WC-s tegemas kangemotada või lahjamatada, et me pärast seda tegelikult vähegi, kui on võimalik käsi dušiga, me peseme puhtaks. Et meil on kogu aeg see värskus. Kõige hullem on räpane naine, kõige hullem on räpane mees. Olen nõus. Nii. No nii, Epp näitab meile. Mis me teeme nüüd siis? Võiks näiteks, tegelikult mina soovitan ka noortele tõesti, et ärge kohe nagu hakkake teineteisega seksima, vaid õppige puudutama. Ja juba see tegelikult, kui noormees on harjunud selle tütarlapse puudutusega, siis tal ei teki ka seda probleemi, et tal vahekorras peaks ära kukkuma, sest ta on juba harjunud, ta juba teab, eks ju, kuidas puudutatakse. Hästi oluline ka lingami massaaži puhul on see, et ega praegu on lihtne teha, Herbertil on juba erektsioon, eks ju, kodusel mehel ei pruugi olla veel, eks ju. Et siis tulebki alustada hästi rahulikult ja vaikselt. Ja siin on üle 60 erineva positsiooni, mis on võimalik. Ja kui naised käivad koolitusel, tütarlapsed käivad koolitusel, neil on väga mahukas materjal ja Andrei, mul on materjalid uuendatud. Uuendatud? Peab uuesti tulema? Ja, mul on materjalid uuendatud, uued pildid on seal ja uus tekst on ja vanast osast on ka midagi, nii et äkki te tahaksite koos tulla ühele korduskoolitusele Tallinnasse. Võime koos tulla, aga ma arvan, et üks naise kaasana. Robinil oleks seda väga vaja, Andrei, ma arvan. Seda või? Ei, mitte seda. Wow, Epp! Et lihtsalt kingiks Robinile selle joonimassaaži koolituse ja võib-olla sul oleks tore nagu kaasa tulla meeldetuletuseks. Ja siis ma ja üksi nii-öelda, kui Epp on jälle, need on need poisid, kes käisid podcastis. Epp, äkki me saame sulle teha mingi toreda video äkki sellega seoses, mis jääks meelde. Et miks mitte? Miks mitte? Ma arvan küll. Nii et sellised silitused, paitused tegelikult. Ja tähtis on see, et kõik sellises vanuses juba 90-aastastel poistel peaksid tegelikult eesnäed nagu alla käima. Ja kui nüüd tütarlaps näiteks teeb oma noormehele lingami massaaži, see eesnahk on niivõrd kitsas ja see alla ei tule, siis tegelikult on see probleem. Sest et kogu see smegma ja võie, mis on siin eesnaha ja kübara vahel, see on eriti spetsiifilise lõhnaga, see on tegelikult kantserogeene, see tekitab meestel peenisevähki, see tekitab naistel seal infektsioonid, valgevoolus, bakteriaalsed vaginoosid, et kindlasti kõikidel noormeestel peaks eesnahk alla käima. Ja kui ta ei käi, palun minge meestarsti juurde. Ärge olge oma murega üksi. Mul on olnud mehi, kes on 40+, 50+ ja kuulevad esimest korda alles sellest teemast. Nii et tegelikult, kui me siit paitame, mehel on tekkinud erektsioon juba, siis me tõmbamegi selle eesnaha alla. Munandite massaas, munandid on elu mahutid mehel. Et me teemegi neid paitusi hästi hellalt ja õrnalt. Ja loomulikult see massaas on veel mõjuvõimsam siis, kui naine ise naudib. Reaalselt sa teed lingami massaaži, sa oled lihtsalt nagu nii, sa võid kogeda energeetilise orgasme, sa tahaks kohe istuda otsa, kohe suhu võtta ja hoiad ennast tagasi, et natukene veel. See on liiga aus, mis sa Epp räägid. Mul on selles mõttes tekib üks küsimus, mis võib-olla tekib ka väga paljudel vaatajatel ja see on seoses sellega, et kui näiteks, ütleme nii, et kaks inimest on omavahel nagu koos, juba mõnda aega, aga nad pole veel maganud. Nüüd, kui see naisterahvas näiteks hakkab tegema seda lingamassaaži, et väga palju mõtlevad, et kas see nagu imelik ei ole, et võib-olla, et me ei tea, see mees on äkki harjunud kohe sellega, et ta tahab kohe otsa sisse panna ja kogu lugu. Aga ma pean siinkohal ütlema, et reaalselt meestele meeldib see, kui naine nagu näitab, et ta hoolib. See on ka nagu meie jaoks on selline nagu eelmäng, vaata. Täpselt. Et see ongi nagu see, et see ei ole midagi imelikku, kui naisterahvas hakkab sellist asja nagu tegema. Et see nagu ärge arvake, et see on vale või nii ei tehta, et su mees tahab kohe saada nagu
sisse panna, nii nagu Sven ütles, et otsa sisse panna. Et see annab tegelikult mehele võimaluse kogeda palju sügavamaid orgasme, et me teame seda, et seksuaalne energia koguneb teisse energiakeskusesse. Mehel on kivikõva näiteks vahekorra ajal, eks ju. Ta ei oska energiat suunata ja ta lõpetabki ära hästi kiiresti. Nüüd on niimoodi, et me teeme mehele lingamimassaaži. Tal hakkab nii hea juba, eks ju. Ja sa lihtsalt nagu suunad need naudingud üles nagu siia rindkere keskele ja siis sa jätkad. Ja sa võid vahepeal ka nagu niimoodi suhu võtta, siis jätkata lingamimassaažiga, et siin on nagu tegelikult nii palju võimalusi, mida saab teha. Et kui ma praegu teiega räägin, ma lihtsalt käed käivad, sest see on nagu nii hea. Ma olen diagnoosiga mulle nagu, et mulle, ma ütlen ausalt, et see on minu kirg ja mulle metsikult seks meeldib ja ma võiksin kogu aeg ainult silitada, paitada ja suudelda, et see on nagu, see on nii minu armastuse keel. Ja veel, et vaat, kui sa nüüd Robin otsid omale pruuti, siis kindlasti lase tal teha ka see test, 5 armastuse keele test. Et kui mõlemal on armastuse keel puudutused, no siis on nagu lihtsalt hästi lihtne, eks ju. Aga võib-olla ka nii, et meil on erinevad armastuse keeled ja see on ka oluline, et me teaksime, sest siis sa tead, et mida sinu naine vajab. Sa võid metsikult palju pingutada, aga naine ütleb, sa ei armasta mind, aga sa tegelikult ei räägi temaga tema armastuse keelt. Võib-olla tema jaoks ei ole puudutused olulised, aga ta vajab näiteks kvaliteetaega. Ta tahab, et sa tuleksid temaga koos, läheksid jalutama, teeksid trenni, läheksid koos shoppama, ma ei tea, küpsetaksid temaga koos ja siis ta tunneb, et sina armastad teda. Need kindlasti tehke ära see test, 5 armastuse keelt. Aga kuigi tegelikult sa võid talle pakkuda kõiki neid erinevat 4 armastuse keelt ja see üks jääb tegemata ja see tundub, et sa ei armasta teda. Täpselt nii ongi. Ja see on hästi oluline, et me hakkaksimegi rääkima, et näiteks kui ka naine teeb, te olete alles värskelt tuttavaks saanud, eks ju. Et kui naine teeb mehele lingamimassaaži, muidu öeldakse, et parem on, kui ei räägi. Aga me võime ka nagu teha sellise õppepäeva, et naine teeb, küsib, kallis, kas sulle meeldib, kui ma siin kliitori kida juures teen? Kallis, kas sulle meeldib, kui ma puudutan siit nagu... Siis ta tuleb teha. Lihtsalt see ongi see koht, et me peaksime julgema olla nagu nii ehedad ja nii siirad. Minul ei ole mingit filtrit, ma ei häbene nagu seda, ma ei ole üldse nagu algusest peale põdenud seda, et keegi ütleb, et ta ei ole normaalne, mul on täiesti kamagaks. Ma tean, et ma olen täiesti normaalne naine ja kõigile ma ei sobi, ma ei peagi sobima, ma ei ole mingi $100, et kõik tahaksid endal omada seda rahakotti. Et minu jaoks on oluline see, et ma ise olen õnnelik ja minu kaaslane on õnnelik ja ma tahangi kogeda ja pakkuda samamoodi seda teadlikkust, kui palju võimalusi ja naudinguteks rohkem lihtsalt läbi 2 käe puudutuse. Eile ütles üks mees, et ta on naisega olnud koos üle 20 aasta. Nende lapsed kinkisid jõuludeks neile kinkekaardid, et minge koolitusele. See mees ütles alguses, et issand jumal, laste poolt selline kingitus. Ja siis ma ütlesin, kas see oli nii, et kui naine tegi kodus praktikat, et oli selline tunne, et naine võtab suhu, siis ta pea korduvalt. Aga kõik tegelikult tehakse kätega. Andrei, väga palju küsimusi oli ka selle kohta, et mis on nagu see, kas suurus loeb ja mu esimene küsimus on see, kui suur on Herbert sentimeetrites? Eesti mehe keskmine on 13,1, 13,2 on Eesti mehel. Sa oled mõõtnud endale? Andrei, kõik mehed on mõõtnud. on küll. Ja ma tean, kui sa valetad praegu ise endale, siis see on käpna. See on kõige suurem vale. Kõik on mõõtnud. Aga tegelikult oligi küsimus see, et kas suurus on oluline ja mis ma teha saan, kui mul on kas liiga väike või liiga suur peenis? See tähendabki, see on täpselt nii, nagu elus. Sa pead leidma selle lukuaugu, kuhu see võti sobiks. Sest kui me oleme tegelikult nagu hästi ausad, siis mõnele meeldibki suured ja jamedad. Mõni ütleb, ei, ma ei taha, mul on nii vastik ja valus, mulle ei meeldi. Ja see ongi, et sa pead leidma selle partneri, sest kui teie nagu kehad sobivad, siis see tähendab, see ongi nagu perfect match. Et te võite muud tasandid, aga vaat, no, kui see ikkagi ei ole päris see, siis on märk sellest, et järelikult on kuskil keegi, kellele see sobiks veel paremini. No, tegelikult, mis mina olen mõelnud, et sa küsisid, kui suur see Herbert on, et kust Herberti nimi tuleb? Herberti nimi, see on hästi huvitav legend. Et pidi olema niimoodi, et Herbert on algselt tegelikult, kuidas pidi see oli ühesõnaga, pidi olema inglise vana mingi perekonna nimi ja selle algtüvi pidi olema veel kuidagi Herbert, et need on omavahel seotud. Et mul üks Ungari tuttav kunagi rääkis mulle seda lugu, et kui ma hakkasin tegema, et ma panin need Herbertit nimeks, kas sa tead, et tegelikult, et see
Tüve, Tepp ja Herbert on omavahel väga sarnased. Aha, et põhimõtteliselt siis Jah, okei. jah. Okay. Lilit ja Herbert on meil käinud siin ka, olid külalised onju, aga ma arvan praegu selle poolega võime lõpetada, kui jällegist kõik me teame ikkagist Epul omad koolitused ja siis epkarsin.com siis saate ikkagist Liliti ja Herbertiga tutvuda, nagu siin ka tegelikult praegu siin kaameratest ka nägite siis, kuidas Epp siin näitas paar taktikat, et Andrei, need oli ainult mõned. Ja ma teen ju nii palju erinevaid koolitusi, ma teen ju joonimassaaž, ma teen naine tunne oma keha koolitus, ma teen suuseksi koolitust, ma teen noortele loenguid vanuses 12-14, vanuses 15-17, nad saavad tulla minu stuudiosse. Kui kool mind ise ei kutsu, lapsevanemad ise toovad oma lapsed minu stuudiosse. Ma näen, et nad on natuke krampis alguses. Küsin, kas te tulete vabatahtlikult siia? Ei, ema ja isa sundisid. Peale 2 tundi küsin, kas te oleksite tulnud, kui te oleksite teadnud, mida ma räägin ja kuidas ma räägin. Ja ma lähen homme kooli, ma räägin teistele sõpradele ka. Ja siis ma teen neid romantikapakette, eks ju, siis ma teen ettevõtetele koolitusi nii koha peale minnes kui ka läbi Zoomi või Teamsview või mida iganes nagu variandid on. Nii et seks ei kao mitte kuskile, mida rohkem oleme teadlikud, seda vähem on meis seda häbi. No, sõbrad nagu näha, meil olid siin Lilit ja Herbert ja paraku me võib-olla ei saa sinna kõike seda teile sinna YouTube'is näidata, eks kui sa tahad seda full asja näha ja tahad, kuidas see mees siin ikkagi selle asjaga hakkama sai. Siis joini meie Patreoniga, meil on seal full video olemas ja sealt näed siis kõike seda actionit, mis siin toimus. Ja samuti sõbrad, lähenemas on 10. episood. Kui te soovite seda siinsamas stuudiopublikumis vaadata, siis toetage 20 euriga ja te olete oodatud. Epp, kui ma nüüd selles mõttes, Andrei, võtame endale natuke ühe sükse eesmärgi ja harime, proovime, liigume natuke sinna poole, et oma kodukoha noorte hüvanguks, noorte seksuaaltervise hüvanguks. Sina võtad ühendust Jõgeva kooliga, mina võtan ühendust Kärdla siis Hiiumaa ühisgümnaasiumiga. Ja teate, ma tuleksin, teeksin seda täiesti suurest ja südamest nagu päriselt. Me ajame koolilt rahad välja, see ei käi, seda asja, nagu sa ütlesid, ei tehta tasuta. Kodukant saab siis seksuaalselt haritada. Aga ma kindlasti teen teile, kui te seda tõesti teete, siis ma teen parema hinna, kui on see, et lihtsalt juba sellepärast, et natuke rohkem tutvustada, et need noored hakkaksid ise rääkima edasi, et millega on tegu ja et õpetajad saaksid ka aru, et see ei ole midagi tabu, vaid see on väga normaalne eluosa. Kui vanadele siis noortele? Ongi vanuses 12-14 ja 15-17. Sul on 2 eraldi gruppi? 2 eraldi gruppi, jah. Sest ma erinevad teemad on, neid kokku ma ei pane. 12-aastaseid ja 17-aastaseid ma kokku ei pane. Mis seal on see kõige suurem, mis on kõige suuremad vahed siis 12-14, 15-17, siis 18 No ütleme, et 18 juba ja tegelikult on ka selliseid, kes noori tulevad oma vanematega koolitused, kes on 15-16, tulevad nendesse tavakoolitustesse. Aga kõige suurem erinevus, mida ma nagu noorematele ei räägi, on just see, et peensusteni, et kuidas nagu esimest korda nagu, et see kõik õnnestuks. Et seal ma räägin ikkagi rohkem tundeõpetusest, emotsiooniõpetusest, hügieenist, enda piiridest, iseenda armastamisest, enese rahuldamisest ma räägin ka kusjuures noorematele, sest paljud teevad seda kuidagi salaja. Ja see on nagu ka samamoodi, et issand, et ma ei tohiks seda teha või nii. See on elu täiesti loomulik osa. Kõik inimesed rahuldavad ennast, enamus inimesed. Ja need, kes ütlevad, et ma ei ole seda kunagi teinud, no ma ei tea. Võib-olla on neid aga väga vähe. Aga see on täiesti normaalne, et me seda teeme. Andrei, ka suhtes olles. Meie viime koos, mina koos Epuga viime seksuaaltervis oma linnadesse. Kus me pärit on, midagi pole teha. Mis mul üks asi tuli meelde, kui ma käisin koolitusel, oli see, et sa demonstreerid seal päris palju asju ja sa võtad vabatahtlikke sinna ette ka, oled paar korda võtnud. Ja oi jumal, kus mul on üks seik meeles, siis kui Epp võttis mingi mehe sinna ette ja siis põhimõtteliselt ma mäleta, mis asi see oli, aga ta näitas seal nagu näppis siit ja sealt, aga viisakalt ma ei näppinud, ma puudutasid. Ei on näppimine. Sorry, ma parandan. Epp siis puudutas seda meest ja väga viisakalt, nagu mitte kui te arvate, et see on mingi siuke, ikkagi see on professionaalne töö, see on respectful töö. Ja Epp seal nagu puudutab ja siis ma korraks lihtsalt huvi pärast vaatasin seda naist, kes temaga kaasa tuli. Naine oli mingi Andrus
See on lihtsalt, ma mäletan, et kas sul on sellised, on palju selliseid olukordi, kus nagu naine võib-olla korraks... Ega mina seda ei märka ju, mina olen omas elemendis, mina keskendun mehele. Pärast keegi tule ütlema sulle. Ei ole tulnud küll. Miks sa mu Andrust näppisid? Aga üleeile oli ka meeste koolitus, eks ju, ja see on hästi lahe, et teen jälle seda, kuidas läbi kehakontakti nagu mees kohale tuuled. Et ei ole mõtet kaugelt talle midagi rääkida, vaid mine ja puuduta teda, et tule tee talle ja siis ta tuleb ja ta kuulab sind rohkem. Ja siis ma teen sellele mehele, puudutan teda, räägin juurde ja see mees ainult kommenteerib. Aiku ja puudutus, aiku ja massaas, aiku ja. Ma mõtlen, hakkama otsast peale nagu. Ja siis hakkan jälle rääkima, puudutan. No ma ei saa nii ja massaas. Tuleb sinna klassi ette, selle nagu töötoa ette, lipp vardas ja... samamoodi, kui me selle küsimust asjasin üles panime, inimesed said küsimusi küsida ja meil on nagu Andrei ütles 18 kuni 24, 25 kuni 35 on nagu väga-väga suur sihtgrupp. Kui ütleme, et inimesed kommenteerisid või küsisid siis justkui nagu ka sellised nõmedusi, kui palju sulle tehakse ettepanekuid, et Epp Kärsin, et ma maksan sulle, tule maga minuga? Ma alles hiljuti mingid väljamaa mehed kirjutasid mulle, eks, aga ma arvan, et see on lihtsalt mingi robot, kes saadab lihtsalt, et üks nädal maksab sul et mingi $3500 või $500, eks ju. Siis ma mõtlesin, et no, aga see on nüüd 2 korda olnud, aga ma ei ole saanud oma 7 aasta jooksul mitte ühtegi kirja ettepanekuga, et tule ja seksime. Sellist asja ei ole olnud. Ma olen näinud küll paljaid lingameid, nagu ma võiks kalendri teha sellest nagu, et iga päeva peal oleks eraldi nagu 365 päeva nagu pildid on ja. Aga sellist, et otse, et keegi pigem on see, et need, kes on käinud minu koolitusel, et tekib palju suurem austus ja nad ongi öelnud, et üks osa on meedia, kuidas ma välja paistan ja teine osa on see, mis on nagu päris, kui nad on koha peal, et ikkagi inimesed tulevad eelarvamustega, et kuidas naine saab rääkida niimoodi seksist või et ma olen seksiekspert. Mina ei ole seksiekspert, ma ütlen kohe, ma ei ole seksiekspert. Ma olen lihtsalt naine, kes on sündinud ilma häbigeenita ja kellele metsikult hea seks meeldib. Olen seksisõltlane. Aga ma ei ole selline, et ma lihtsalt nagu lustiks ringi, on ju. Ma võin flirtida, aga ma olen ikkagi tegelikult väga selline väga kodune. Et ma väärtustan ise ennast väga palju. Et koolitustel ka ikkagist sa küsisid, et kas on niimoodi... Ma tahan siia juurde rääkida. Üks kord mul tuleb meelde ja see oli ühe noor mehega. Koolitusel siis räägin meestele, mul tuli kuidagi äkki meelde, et ma olen elus nagu tõesti, nagu ma olen kõik asjad ära proovinud, eks ju. Nagu kõik, mis on võimalik, üsnagi. Ja siis, aga ühe asja olen ära unustanud, et ma ei ole seksinud endast noorema mehega, kes oleks 10-15 aastat minust noorem, eks ju. No ma saan kohe 43, eks ju. Nüüd sügisel. Ja koolitus on läbi ja seisab üks noormees seal ja küsin, et kas te tahate osta midagi või on teil mingi küsimus tema nagu... Ma ütlesin, et aga ma tahaks kust kinni panna koristama hakata. Ja ma ütleb, et mul on ikka küsimus. Ma ütlesin, jah, ma olen nõus. Ma ütlesin, millega? Ei, nad ütlesid, et ta ei ole noore mehega proovinud, et ma oleksin nõus. Siis ma ütlesin, et aitäh pakkumast, aga et las ta jääb. Aga mulle meeldib tüübi nagu selline enesekindlus. Kui juba räägite sellest, ma siis kasutan võimalust ära. Mähkar sai aru, et talle nagu reaalselt tehti pakkumine. Ta on mingi, kuule, ma olen valmis. Ma olen nõus. Aga kas... Ma ei tea, mis su muidugi suhtestaatus praegu on ja see las olla nagu enda teada. Aga lihtsalt ma mõtlen, et kas nagu, ma ei tea, Robin, kuidas sinul nagu oleks, et kui sa Andrei, ma olen suhtes. Kas sa ei näed, ma olen kõik ära niimoodi, mul on kõik lõu kahab nahka ja kõik kahab nahka. No, millest sa aru ei saa, Kas ma pean täiesti seletama praegu? Või ka me võib sulle seletama? Ei pea enam ei pea. Ma mõtlen lihtsalt seda, et Robin, kui sul nagu oleks naine, kes siis ütleme on nagu Epp, on väga haritud, ta on kõik läbi proovinud, nagu Epp praegu ütles. Kas sul nagu ei tuleks seda nagu... Ja kui sa peaksid sellise naisega nagu kokku minema, ma ütlen nüüd suhtesse või lihtsalt siis astuma seksuaalvahekorda. Okay. Kas sinul tekiks nagu see performance anxiety või?
et sa tead, et ta nagu lihtsalt, ta on nii pro, et sa oled mingi... Tead... Ma ei pea ennast nagu väga prooks, aga ma nagu siiamaani keegi küll kurtnud ei ole. Kui selles, Andrei, see on väga hea küsimus. Ma mõtlen, et see on tegelikult vaatajatele ka väga süke... Arutlege koos meiega reaalselt. Ja ma ei ütle, et nüüd lihtsalt, et sarnane naine nagu Epp, ütleme. Ja eriti, kui sa oled suhtes, me respekteerime seda, me ei hakka siin siis nii-öelda võrdlusse tooma. Aga lihtsalt, et kui sul on selline naine ja sa hakkad temaga tegelema ja sa oled jõudnud sinna faasi, kas sa nagu joke'id lõpuks või joke'ina? Pigem ma arvan, et pigem see asi toimib. Toimiks. Ma arvan, et toimiks minu puhul, aga siin on Andrei väga suur vahe vahel, väga suur vahe vahel. Kas see naine, kes sa ütlesid, et on proovene, kas see naine on täpselt samamoodi nagu tuntud nagu on Eppene? Jaa, on küll. Jah, onnene. Ma arvan, et mina isiklikult saaks hakkama. Küll aga oleks, sa ikka mõtled selle peale. Sa mõtled selle peale, mehed mõtlevad selle peale, midagi ei ole teha. Ja kui nad ütlevad, et nad ei mõtle, siis nad valetavad. Midagi ei ole teha. Et väike närv tuleks sisse? No kindlasti tuleks. Ma arvan, et mingil määral tuleks. Aga ma arvan, et see ei oleks nagu see, et oleks see määr, vaid see on mingi... nagu head ei oleks, ma arvan. See on vist nagu, ma olen igast mingi Redditeid ja mingi TikTokis on ka hästi palju tehakse mingid selliseid nagu videoid, kus siis... nagu ongi, et mehed alguses ütlevad, et nüüd nad tõid mingi ilusa naise koju, väga ilus, nad on unistanud sellest naisest, nad on täiega armunud ja siis jõuad voodis, siis nad on mingi ei saa, ei toimi asi nagu. Ei toimi. No, aga see on, me oleme sellest terve aeg rääkinud. See ongi see performance nagu see pool on. Aga see on lihtsalt, mul lihtsalt tekkis nagu küsimus. Ma lihtsalt tahan siia juurde rääkida, et sa rääkisid, et naine nagu on hästi ilus ja kena ja mees toob ta koju ja siis on nii nagu on, eks ju. Aga ma tahaks tuua nagu kõrval hoopis natuke teine teema, et on ju ka niimoodi, et seltskonnas on nagu teie kaks nagu üliägedad mehed on ja see naine tahab seda meest nagu nii kiht nagu kõik ihaldavad, eks ju. Ja ta võtab nagu seltskonnas kõige ägedama mehe endale koju. Siis tekib suhe. See mees ongi kodus, ta on tegelikult kogu aeg juba äge. Ja siis naine hakkab teda piirama. Kus sa lähed? Kellele sa helistad? Miks sa sinna lähed? Miks sa selle sõbrannaga kokku käed? Aga ta peab aru saama, et ta on võtnud kõige ägedama mehe, kes on seltskonnas kõige säravam ja kõige lahedam ja kõige popim, on ju. Miks see naine tahab siis sellel mehel neid mune maa lõigata? Lase oma mehel olla see, kes ta on. Kurat, mulle meeldib ikkagi mees, keda tahavad teised naised ka. Las nad õhkavad. Aga mina tean, et mina saan. Et see on kõige lahedam ja mehed ka, et kui teil on selline naine, keda kõik teised mehed nagu vaatavad, tunne uhkust, et on sinuga kõik koos, tahavad et kõik tahavad ära piira teda, et las ta olla see rõõmus ja tore ja suhtlev, eks ju. Ta on ju sinuga sinu pärast koos. Et see paneb, kui sa hakkad piirama, siis paneb nagu mingisugus kasti kinni ja ta ei ole enam see sama inimene, kellega ja see naine või see mees lihtsalt närbub ära, et me ei saaksime olla suhtes just need, kes me oleme. Ja et olla täpselt samamoodi see ise tagasi, see õige mina, siis sa pead sellest inimestest lahku minema. Ja et kui mingil määral nii mul on olnud mingid olukordi ja sinul, ma tean, Robin on olnud olukordi, kus ongi, et me oleme sellised mähkarid, vaata. Me oleme sellist hästi vabameelsed, meile meeldib, me oskame olukordades olla nii täiskasvanunikud, me vahepeal teeme võib-olla mingid lolle nalju, aga kui nagu tuleb mingi inimene, kes hakkab mingil määral siin nagu mingit, sa pead olema selline, et sa mulle meeldiks, vaata. Ma mingi bro, ma ei pea üldse, ma ei pea selline olema. Ma olen see, kes ma olen. Ja kui ma meeldin sulle sellise, nagu ma olen, siis on väga hea, Ja ma ei, see on, ma arvan kõikidel tegelikult selline hästi oluline punkt, et kui keegi teine hakkab siin nagu suhtes muutma, võib-olla kas enda järgi ka veel, vaata, mingisuguste asjadega, Et ma saan aru, vaata, vahepeal on see, et sul on mingi positiivsed asjad, sul ikkagist, et sa tahad, et teine inimene oleks ka parem, kui sa hakkad nagu muutma seda iseloomu, või see, milline sa päriselt oled. See on nagu, see on juba red flag. Inimese, jätke meelde, inimese põhiolemus ei muutu, ta võib vahetada karva, aga põhiolemus jääb ikka samaks. Ta võib võtta ennast kokku 3 kuuks, pooleks aastaks. Aga see on nagu vibu, mis on nagu niimoodi pingel ja varem või hiljem. See ikkagi nagu läheb sinna tagasi. Ärge olge koos kellegagi, kes proovib teid muuta ja proovib teid muuta enda käe järgi, sest lõpuks see
resultaat on ikkagi sama. Meilt küsiti ka päris palju seda, et mindi oli nii väga lolle küsimusi, oli väga asjalikke küsimusi ka, aga kas te saate mulle pärast need küsimused lihtsalt, ma tahaks ise lugeda neid, mida inimesed nagu küsisid. Neid oli tõesti päris palju ja väga huvitavad oli. Aga hästi palju küsiti, et mis on nagu selline siis kõige pöörasem sekspoos sinu jaoks? Ja seal oli välja toodud eraldi, et ei tohi öelda, ei dogi, ei spoon, ei missionary, kõik see. Sellel ei ole nime. Kuidas see käib? Kuidas see käib? Sa ei pea meile nagu niimoodi ette näitama, mis iganes, see võib-olla kuidagi kätega näitad ette. Seda ei ole võimalik. Ei ole. Kuidas sa olema pead seal siis? Kuidas see võimalik on? Vot, Robin. Mida see nüüd tähendas? Jah, ütleme nii, et väga huvitav. Mul on väga laialdane fantaasia. Ma tüdineksin ära, kui see seks oleks ükslõine igav ühte moodi. Aga anna siis meile üks vähemalt. Ma tahaks teada, kas sa oled peal, sa oled all, mis... Jah. Seda ei ole võimalik seletada, Eppe. Seda peaks näitama. Ma kutsun selle venna, kes ütles, et ta on nõus nagu, et las ta läheb vaatab üle. See on täpselt see moment, vaata, kui sulle öeldakse, et nagu on seda praegu ei saa nees. Ma tahan praegu seda kohe nüüd näha. Vaata. Aga okei, no me siis võib-olla äkki... Teie ei näe. Aga selleks on vaja kõrget voodit. Kõrget palju ma ütlen, jah. Okei. See on hea vihje. Epp, väga palju, selles mõttes on ka et küsitud, et kui me rääkisime siin pöörasemast sekspoosist, aga mis on see kõige justkui see pöörasem koht? Ma saan aru, et inimestel on väga palju erinevad fantaasiad, kelle jaoks on auto, kelle jaoks on kaubanduskeskuse see riietuskabiin, kelle jaoks on veel palju. Mis on see põnev koht justkui sinu jaoks näiteks? Mis on olnud näiteks? Midagi põnev koht, nagu mul ei ole nagu kohast, et kas on nagu, ma olen nagu nii selle, mul ei ole nagu vahet, kas on kuskil kellatornis või ma ei tea, kus nagu... Aga mida sa kuulnud oled, mis inimesed on rääkinud näiteks, mis nendel on kõige huvitavam koht olnud? Kui sa oled... No näiteks kodus istud, lühike seilik on seljas, ema tõmbab ukse lahti, toit on valmis. Et ei ole aru saadagi, millega tegeletakse. Okay. Aga kas sul on olnud sellised momente, vahelejäämisi või? Sa ikka vahele jääd ja kui on, siis kuidas sellest välja tulid? Selge seljaga. Muidugi on olnud. Ma seksisin. See ei ole, seda ei pea üldse häbenema. Kellele sa siis vahel oled jäänud? Lastele? Emale. Ja ma nii hästi mäletan, kuidas ta ütles, otsa jumal küll. See on nunnukene. Epukene, mida sa teed? Ja siis me pidime pärast sööma minema terve pere nagu õde, vend ja isa ja kõik. Ema ütleb, saunas on soe vesi, mõtlesin, saab veel hullemaks minna. Me teame sind kui nagu sellist juba siis väga kogenud sellel alal, mida sa teed, aga alati on põnev tegelikult mõelda selle peale, et kuidas siis su esimene koolitus siis möödus. Et kuidas, kas sa kartsid, kas sul juhtus mingisugused naljakaid momente või kuidas see kõige esimene see oli? Kõige esimene koolitus oli mul 7. veebruar aasta 2015 minu ühe vene sõbranna sünnipäeval vanalinnas. Seal seltskonnas oli, kui ma hästi kuskil 10-12 naist. Aga see oli õhtu kell 10, kui mina sinna kohale läksin, nad olid rohkelt joonud juba alkoholi, eks ju, üle meelikud. Ja kui me need tildod sinna laua peale panime, eks ju, ega kaua aega ei läinud möödagi, kui üks naine juba laseb klassikat, ütleb, no, тогда у меня будет новая машина. Et nüüd ma saan endale uue auto. Isegi ma saan aru sellest. Ja siis... Et kui niimoodi teeb seda uus auto? Ja siis oli, kuna mina ei räägi vene keelt tegelikult, ma räägin hästi minimaalselt või isegi mitte õigesti, aga siis nad ikkagi üritasid mõned naised rääkida ka minuga eesti keeles ja siis 2 sõbrannad kõrvuti, teeme kõik seda lingami massaaži tohutult pikalt, kaua seal on vaja silitada, paitada, kõik puudutada. Ja äkki üks vene naine ütleb niimoodi, kui mina oma meest nii kaua seal munast näpima, ta mulle kohe nii tegema.
see oli su esimene koolitus? See oli mu esimene koolitus. Success. Wow. No vähemalt vaata mäletab, on mida mäletada vaata. Ja üks hästi lahe nali on alles hiljuti eelmisest aastast, kuidas mul oli koolitusel selline, ma arvan, et ta võis olla 65-70 aasta vanune proua ja seal on tõesti pikki palju positsioone, me kordame, teeme need läbi, eks, et kodus hiljem võib-olla konspektiga ei peakski nii minema. Teeme ja äkki üks proua siis nõjatub lihtsalt selja vastu tuge, laseb oma käetrippu, on ju. No rohkem enam ei teeks ja mina siis küsin nagu, et mis juhtus ja siis ütleb mulle jumala tõsiselt. Ei ole me elus ühtegi munniga nii palju vaiva näinud, kui tämbasin. Ma arvan, et sul on nagu neid lugusid, ma arvan, et päris me võiski nagu siin sellest rääkida. Ja veel, mis on nagu, ma olen mõelnud, et see peaks ühel hetkel olema niimoodi, et ma olen reaalselt kuskil laval, sest see 1,5-2 tundi, mis ma jagan teooriat, no Andrei, sa ise mäletad, see ongi nagu üks monoetendus ja need on elust enesest ja mis on nagu kõige uuem asi, ma hakkan kohe üsna varsti tegema vallalist õhtuid, sest nii paljud naised ja mehed, kes on läinud lahku, nad on koolitatud, eks ju. Nad ei taha mingit suvalist sipsijat endale või mingit tolmuimet või rehat sinna voodisse, on ju. Ta tahab nagu naist, kes oskab või ta tahab omale partnerit mees, kes oskab. Ja siis ma hakkan neid inimesi kokku viima, et mul on nüüd enda stuudio, Andrei, päris enda oma. Okei, väga tubli. Paldiski maantee 21 selline suur 200 ruudune, kus siis hakkavad toima need vallalist õhtud ja seal ka toimuvad minu koolitused. Et sa nüüd siis... Ja, sest et seda on nii palju küsitud. Kuidas sa muidu siis varem nagu tegid? Koolitusi ma olin üüripinna peal. Ma olin üüripinna peal, et ma rentisin alati endale stuudiot, aga nüüd on mul enda ladu ja mul on hästi mugav. Hommikul täitsa enda oma. Wow. Ju siis läheb päris hästi, ma vaatan. Epp, sa oled nüüd, see on nüüd 7 aasta, kui sa teed neid asju või? Ja 7 aastat on täis. Saad oled, Eppul käib kuskil aastas siis umbes circa 4000 inimest. Wow. See on rets ju. Kas sul nagu kunagi nagu vabat hetken, sest ma tean, me oleme tegelikult, et see podcast ka siin toimuks, on ju, meil siin paar korda ei ära, on ju, ja siis on see, et kuule, mul on järgmine reede, ütleme niimoodi, et kui tahaks filmida reedel, siis mul on alles reede vaba mingisugune 3 kuu pärast. Kas on fine? Ma ei tea, mis ma homme ka teen, millest sa räägin. Ja kui te lähete kodulehele, eppkarsin.com ja te vaatate, et mis mõttes, et alles aprillikuus on esimese aeg, kas Epp üldse tööd ei tee. Aga meil on kodulehekülg niimoodi üles ehitatud. Ma töötan esmaspäevast reedeni, vahest ka nädalavahetused, eks ju. Ja kui on koolitusel kohad täitunud, see kustub ära automaatselt, seda ei ole näha. Sest ma ei taha hoida avalikult oma koolitusgraafikud, et inimesed saaksid vaadata, kui palju ma reaalselt tegelikult koolitus teen. Aus. Sa oled nagu siin podcastist jällegi, ilmselt kõik on aru saanud, Epp on nii elurõõmus inimene ja nii hea on sinu seltskonnas olla. Lihtsalt ma mõtlen seda, et kas sa kunagi nagu kuri ka oled või kas sa lähed nagu kettasse millegi peale? Ainuke inimene, kes mind kurjaks saab, oskab ajada, kes on nagu minu kõige suurem õpetaja, on minu tütar Elli-Maria. Nii. Ja see on lihtsalt uskumatu, ta on nii vana hing, ta on nii tark nagu ja see tema on see, kelle pealt ma näen, et mul on arenguruumi veel küll. Teised inimesed mind nagu ei suuda endast välja viia, aga tema on see, kes täpselt oskab minu kõige sellistema nendele kohtadele vajutada, mis veel tahaks nagu kasvamist ja arenemist. Nii et olen talle ülitänulik. Mis see näiteks üks oleks näiteks siis? Näiteks, kui ma midagi räägin, eks ju, või on mingi teema, et ma olen eksinud, eks ju, et ma olen andeks palunud, eks ju, siis tema lihtsalt ei lase seda ära unustada, vaid ta ütleb, kas sulle jäi nüüd meelde, et nii ei tehta. Ja siis ma käin nagu ja ma saan aru. Ja ta on tõesti hästi selline, ta on väga varakult saanud hästi küpseks, et täna on ta 14, eks ju, ta elab teises linnas, ta saab ise hakkama, tal on küll oma isa, eks ju, kes teda seal hästi palju temaga koos. Aga mis mulle tema puhul meeldib see, et ma ei ole olnud ilmselt tüüpiline lapsevanem. Ma olen lasknud tal saada iseseisvaks ja täna, kuidas ta ise ringi toimetab, et mulle väga-väga meeldib, et ta on andnud mulle hästi palju ka vabadust, et ta on olnud hästi toetav, et kõikide nende koolitustega, kui ma seda ettevõtet üles ehitasin, et ta oskas nagu mõista, et miks ma seda teen. Ja muidugi, eks palju ma olen ka tema arvelt teinud, et kõik need koolitused, et pikad tööpäevad ja kõik see. Aga see on ühel hetkel, ma näen, et tegelikult täna on mul palju lihtsam seis kui see, mis oli 7 aastat tagasi, kui ma alustasin. Ma mõtlen nüüd, et mis on nagu
mis on sinu jaoks, et sa oled nagu koolitaja, mis on sinu jaoks selle puhul, et sa seda oma tööd teed, mis on sinu jaoks kõige parem asi, see kõige parem feeling, mis sinu jaoks see koolitamis siis protsess, mis see tekitab? See tagasiside, et kui on 4 tundi möödas ja ma palun inimestele, et mida nad sellest koolitusest kaasa võtavad, et see tagasiside ring, kui nad hakkavad jagama, et mis toimus ja mida nad tunnevad ja kui nad veel pärast kirjutavad tagasi peale seda, kui kodus on praktika tehtud, mul on reaalselt eraldi kauss selleks. Ma loen, mul lihtsalt pisarad tänutundest jooksevad, sest see on minu kirg ja see kõnetab tuhandeid inimesi. Ja ma olen osanud selle seksuaalsuse mitte labaseks muuta, vaid tõsta ta vastupidi sellisesse helgusesse, kergusesse, mis on elu nii loomulik osa. Ja inimesed võtavad selle omaks, nad saavad nagu palju-palju õnnelikumaks oma suhtes. Ja on ka neid olnud, kes peale minu koolitust on lahku läinud, siis nad saavad aru, et neil on nii erinev seksuaalsus. Ja ma olen ka öelnud, et nagu, miks te vaevate, miks te piinlete teineteise nagu koos olemises, kui te tegelikult ei naudi seda. Elu, minu moto, lust ja lillepidu. Elus, ehe elu, paljude emotsioonidega. Surres ei võida see, kellel kõige rohkem raha kaasas on. Surres võidab see, kes on elanud elusat elu. Ja mulle meeldivad nagu head inimeste vahelised suhted. Mul on hästi väike sõpruskond. Ma ei ole selline, et mul on tohutu suur sõprusringkond ümberringi. Ma olen saanud oma vitsad kätte liiga suure usaldusega. Ma olen maalaps. Ma arvan, et kõik inimesed on ilusad ja head. Sama ilusad ja head nagu mina oma hingelt on ju. Minus ei ole sellist pahatahtlikkust ja kurjust. Ja ma ei oska nagu selle vastu niimoodi võidelda, et kui keegi teeb mulle nagu ülekohut, siis ma ütlen talle selle otse välja. Ma küsin otse, miks sa seda teed. Ja pigem kui on olnud mingisugune arusaamatus, ma olen alati andnud uue võimaluse. Aga kui seda on ka rikutud, siis ma lihtsalt tõmban kriipsu vahele ja. Et ma ei suhtle nende inimestega, kes on silmakirjalikud, kes on omakasupüüdlikud, kes on sellistel valedel eesmärkidele võib-olla üritanud minuga sõbraks saada. Ma loen inimesi energeetiliselt. Ma ei oska seda seletada. Ja kui ma olin hästi raskelt koroonas, Andrei, vaata, ma olin 5 nädalat haige, ma olin lõpuks EMO-s, eks ju, seal tilgutit all ja hapniku all, eks ju, aga no mitte see, mis sul siia pannakse, vaid nagu see nina vuntsid. Okay. Ja siis mul toimus läbi hästi suur selline transformatsioon, kus ma siis lasin vabaks kõik sellised suhted, mis mind enam ei toida. Ja lihtsalt saatsingi inimestele sõnumid, et olen sotsiaalsest suhtlemisest teemal. Ja siiamaani ma ei ole nendega ühendust võtnud, sest ma enam ei suutnud mingit inimestega suhelda. See on päris siuke tugev lüke ikkagi. Ei, muidugi jah, aga noh, et muidugi mainisin, ma tean, kui tõsine see oli, et selles suhtes, et aga vaata, kui see ongi mingid sellised väga tõsised asjad, siis sa hakkadki asjadest veits teistmoodi mõtlema. Sa saad aru, et kurat, et nagu... Kui habras on see, sest kui mina ei oleks neljapäeva õhtul helistanud kiirabisse, et palun tulge mulle järgi, sest Tartus arstid vaatasid minu kopsupilti. Ja kui ma ei oleks seda teinud, siis reede hommikul mind enam ei oleks olnud. Sest mul oli kopsutromb. Wow. Nii et. Okei. Väga... niimoodi nüüd lõpetada küll. Aga teate, mis mind sel hetkel, kui mul oli hästi raske, siis ma mõtlesin, see oli peas minu mantra, ma ei saa ära surra, sest kes neid seksikoolitusi teeb? Siin on see, et sa pead vaikselt hakkama siis mantlipärijad nagu otsima, välja koolitama ka. Pluss see teeb sinu töö ka natuke lihtsamaks. Aga see on nii huvitav, meil on hästi tore, et kui eelmine kord, kui ma olin sinu podcasti, siis oli õde oli mul ametlikult palgal, eks nüüd on ka ema ametlikult palgal, pensionär, üliõnnelik seksibusiness siis teeb. Nii äge on ju. Ja siis õde ütleski, et kui inimesed ostavad pileteid, siis nad helistavad nädalas, on väga palju kõnesid. Me soovime, et koolitajaks oleks Epp Kärsin. Et see on nagu, see on nii minu näoga, see on nii minu energiaga, see on nagu nii minu on see. Sest mitte kuskil Euroopa Liidus ei ole selliseid koolitusi, nagu mina teen, et see on minu enda kokku pandud, see on läbi minu enda kogemuste. Ja see ongi see, et ma alati koolituse lõpus ütlen ka, et palun võtke kaasa see, mis teid kõige rohkem kõnetas. Et mina ei ole seksiekspert, ma ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga ma tahan jagada teile seda elu, nagu mina elan iga päev. See ongi see, vaata, mis ma enne tegelikult tahtsin öelda ka, mis mulle meeldis sinu selle jutu puhul, et lõppude lõpuks kõik ala mina, sina, Epp on veel kõik, kes selliseid asju teevad. Me ei tee seda nagu, me ei alusta ja me ei tee seda pärast kunagi nagu väga ala mingi, ütleme, raha pärast või nüüd feimi pärast või mis iganes. See on kõik lihtsalt see, et
kui ma alustasin muusika, mulle meeldis mussi teha. Ma tahtsin inimestele sellist head muusikat pakkuda või ise teha ja üritasin iga kord veel paremat teha. Ja näiteks videotega samamoodi. Ma tahan, et inimesed oleksid nagu meelelahutatud, et neil oleks naljakas, neil oleks tore, neil oleks midagi sellist kõrvalt aja viide. Sinul me teeme mingi spordi asju. See on meie passion ja me tahame nagu seda edastada. Sinul täpselt samamoodi ja see mulle meeldibki just inimeste puhul, kes seda teevad kõiki neid asju, et see on just see siirus ja see, et sa tahad, et nagu teistel oleks hea ka. Jaa, täpselt. Ja see on lõppude lõpuks enamus, kes seda sellist nagu kontseptsiooni jälgivad, need on need, kes nagu kaugele jõuavad ka minu arust. Absoluutselt. Kui sa hakkadki pihta mingite asjadega just sellepärast, et kui ma näen, et üks vend teenib sellega nii head raha või üks vend saab sellega nii palju feimi, siis ja tihtipeale nii on. Aga vaata, kui sinus endas peab olema see asi, sul peab olema see X asi, mille pärast inimesed sind vaatavad. Et selles mõttes absoluutselt need ei kotiks, kus siis ei oleks seda asja sees. Näiteks ma räägin üleüldiselt need meelelahutest või üldse nagu inimestest. See peab midagi olema. Ja vastasel juhul ja sa ei läheks sellesse asja sisse. Vähemalt, ma räägin siin praegu meie eest võib-olla ja kõikide teiste eest, kes niimoodi mõtlevad. Sa ei läheks puhtalt sellepärast, et kellelgi teisel läheb selles valdkonnas hästi, et ma lähen nüüd proovin ka. Et sa ikkagi pigem teedki seda asja sellepärast, et sulle väga-väga meeldib. Ja see on nii huvitav, et ka minul on ju olnud peale, kui mina alustasin, on ju väga palju neid, kes on hakanud tegema sarnaseid koolitusi. Ja kui minu juurde on üsna keeruline jõuda, et ei ole nii, et ma täna mõtlen, et ma tahan homme tulla, siis see ei ole lihtsalt võimalik, sa pead ootama mitu kuud enne, kui sa saad tulla. Ja siis on tulnud ju neid, kes teevad ka midagi sellist. Ja lõpuks ikkagi need inimesed jõuavad otsapidi minu juurde, isegi kui nad on teiste juures ära käinud, ütlevad, et see vahe on nagu nii suur. See, kes teeb südamega, kirega, hingest on ju, või teine, kes lihtsalt nagu on hakanud seda tegema sellepärast, et ta on arvutanud kokku, et kui palju on võimalik, eks. Universumis on seadus, jätke see meelde. Kui see tuleb puhtas kanalist sinu enda seest, siis on ainult tähtede poolt sillutatud tee. Kui sa hakkad kedagi kopeerima, ei saa sa kunagi sinna tähted alleele. Uus. No mis seal ikka? Me oleme juba peaaegu 2 tundi siin jutustanud. Ma arvan, võime sinna väikselt otsad kokku tõmmata nii mõndagi. Aga mul on teile kingitused, Andrei, sul on üks. Ikka Epp Kärsen ei tule kingitusteta, see on kuldreegel. Ja te saite nagunii endale juba need kingitused, joonimassaaži koolitused mõlemad, eks ju. Aga Andrei, sinul on üks imearmas tütarlaps, kes sind väga austab, kes sinust väga lugu peab. Ta on ülimalt andekas. Ja tema head tervitused Lisanna poolt sulle. Ja ta tegeleb ühe imelise kosmeetika firmaga, see sõbranna Kaire, kes käis autot viimast parandusse, kellele öeldi, et Tallinn-Pärnu maantee peal toimub midagi sellist. Et nende mõlema poolt siis teile kingitused Robinile kui siis sulle. Väga põnevuse koodan. Epp, kui ma panen siin praegu pilte kokku, siis mulle tundub, et need samad inimesed on Hiiumaaga seotud väga tähedalt. Ja see sama Lisanna on minu naaber. Nii äge. Ja see on Lisanna. Vau, kui lahe. Väga äge, aitäh teile. Nii et kasutage ja kindlasti andke tagasisidet, sest need on täiesti uued tooted. Et kui seal on see tõesti see lõhn ja see kõik, et peske selle kuivšampooniga, kreemitage oma seda dušikeeliga oma keha ja kirjutage siis tagasiside, et see on uus Magrada toode, nii et leiate selle internetist. Väga armas. Aga ma arvan jah, siin võime siis otsad kokku tõmmata, kas sul on, me juba siin ütlesime eppkarsin.com, mis seal ikka te teate, kust Eppu leida. Kirjutage talle Instagram, nagu ta ütles, ta ei ole nagu Robin, ta ei pane lihtsalt südameid. Ta vastab teile sõnumitele ka päriselt. Epp, sa oled ääretult tore naine, äärmiselt ilusa hingega. Mul on suurim hea meel, et sa tulid. Ja aitäh, et te kutsusite, me kohtume juba kohe varsti koolitusel. Lähme koolitusele. Tõesti, aitäh sulle, et sa tulid. Ja siis äkki kunagi tuleb siis kolmas kord ka, kui me sinuga siis podcasti teeme. Kindlasti siis juba 2 ilma kolmandat ei. Peaks tegema midagi laivis kohe, nagu kuidagi nagu mingit. Ja laivis kindlasti tegema. Ja kas midagi? Jälgist aitäh, et tulid ja aitäh, et te vaatasite. Kuulake meid Spotify's, Apple Podcastis, YouTube'is, igal pool, kus võimalik ja mis seal ikka.
kohtume varsti jälle noh. Nüüd, kas sa oled nüüd valmis naist võtma või? Naist võtma või? Ma mõtlen sellele. Sa pead veel ühe koolitusel nii-öelda ära käima ja siis on safe või? Jaa, siis ma hakkan alles mõtlema, et kas on mõtet võtta. Olgu sõbra, davai, tšau, paka. Tšau, paka.